Tere jälle kuulama papsid.ee podcasti ja meil on hea meel, et sa oled jälle meiega ja kindlasti ära unusta, kui sulle meie saade meeldib, panna ka see subscribe, telli, jälgi, jaga nuppu, sellepärast et nii aitad meie podcastil jõuda rohkemate inimesteni. Ja siin podcastis, nagu te juba teate, räägime ägedate saatekülalistega vanemluste telgitagustest, paarisuhetest, suhetest lastega ja igasugustest erinevatest ämbritest, mis me oleme läbi käinud. Ja muidugi ka sellest, mis me sealt õppinud oleme. Ja me ei saa ilma selleta, et me peame tänama muutus.ee-d, kes on meie podcastile ka toetav õla alla pannud. Nii et väga soovitame külastada muutus.ee rännakuid, kus nii-öelda, ütleme, tegu mõtterännakutega, kus väga ägeda muusika saatel saad 3 tundi enda sisemaailmas kaevuda ja vaadata, et mis seal sisekosmoses õigega peitub. Ehk siis saad mõelda oma mõtted selgeks, nii et kindlasti mine vaata muutus.ee lehele ja mine külasta Kaja Kultuurikeskust. Ja siis, kuna meil on täpselt selline hea aeg, et kohe varsti on tulemas ka isadepäev, siis kui sa juba seal interneti avarustes ringi käid, siis mine ka papsid.ee lehele ja vaata üks mõnus isadepäeva kingitus endale korvi, sest meil on mõnusad novembris veel papside meistriklassi koolitused tulemas, nii et saad endale ühe mõnus isadepäeva kingituse panna ostukorvi või näiteks alustav isa ABC, kui sul on lapsed veel väiksemad või on lapsed hoopis tulemas, nii et vaata kindlasti sinna ka. Aga nüüd lähme tänase saatekülalise juurde ja täna on saates meil üks väga kihvt mees ja 2 lapse isa ja ta on selline mees, kes on erinevate asjade, ütleme siis nagu liitumiskohas, et täna räägime ajust, tehisarust ja natuke ka psühholoogiast. Meil on külas Jaan Aru, tere tulemast! Tere! Tervitus! Hea meel, et sa meiega tulid. Meil on sa oled juba seal, kuidas sa nimetada, wishlistis või? Algusest peale juba ja kuidagi... Üsna esimesi nimesid oli küll, jah. Aga kuidagi jõudsime alles nüüd sinuni, et mul on hea meel. Enne oli soojendus. Enne oli soojendus, jah, kuni me lõpuks jõudsime sinuni. Jaani ei saanud ennem võtta, kui ise oleme soojaks juba saanud. Piisavalt kogemustega. Jah, et aju soojaks saanud. Et nüüd on vast on aju piisavalt soe, et natuke sellest ajust ja kõigest rääkida. Aga meie ei saa ilma, kui me alati vaatame saatekülalise nagu enda nagu minevikku natukene ka ja et kus sina tuled, kus sinu lapsepõlv möödus ja siuksed mõni äkki eredam mälestus enda lapsepõlvest? Vahel mõtlen niimoodi, et kui loed nagu kuulsate teadlaste elulugusid, siis seal tihti on nii, et juba väiksena nagu ehitas raadioid ja võttis seal mingeid elektriseadmeid lahti ja nuputas. Mitte midagi taolist. Mitte midagi sellist. Mul oli jalgpall. Okei, lahe. Et nagu lihtsalt me olime tõesti, vennaga olime kogu aeg, mängisime igal võimalusel, mängisime jalgpalli maal, linnas, kus iganes. Meil oli vahepeal nii, et kooli ajal siis, et seal Anne linnas Tartus olid meil nagu endal sellised suured väravapostid, nagu mis nüüd otsast teravad ja siis läheme nüüd mängima nii, et postid õlale ja lähed otsid siis mingi platsi ja lööd postid maasse ja siis teed mängu. Okay. Nii et oli selline, ütleme jalgpallikeskne ja siis hiljem uskuge või ei tegin teist sporti, tegin karateed palju. Nii et need olid sellised asjad, mis pigem domineerivad mu lapsepõlve kui mingi teadusvärk. Aga vanemad, kuidas sul suhted vanematega olid ja kuidas see nii-öelda lapsepõlve üldine siuke nagu meeleolu olemine oli? Positiivne jah, et minul on selles kindlasti saan öelda, et oli rõõmus lapsepõlv, et ei olnud seal, ei oska mingit sellist negatiivset või halba lugu tuua. Kõige õudsam oli, kui sõitsime emaga talvel tagant sisse prügiautole, aga ma mäletan, kui uhked me olime vennaga, kui me saime lasteaeda sõita prügiautoga siis. Auto läks nii katki, et prügiauto. Auto ei sõitud enam edasi, siis prügiauto me ütles, okei, tulge peale. Ja sa ikka lähed lasteaias, mitu päeva räägid, mis asi juhtus nagu, see oli ka asi. No see ei olnud siis nii jõudne lugu isegi. No ja ma ütlengi, et sellest, et nad ei olegi nagu neid. Kuule, aga Jaan, täna nagu siis nagu ei ole sinu tippjalgpallur ega ka siis karateguru on ja, et siin ei ole mingi karategiidi. Aga kuidas siis see plõks käis? Mismoodi nagu seal, mis on nagu vanemate töö selles oli, et sinust siis sai nagu see teadusmees? Või ainult siin ise? No siin või endal tekkis su? Ei, üks tähtis samm oli umbes 3. klassis, kus, no ma ei tea, tänapäeva lastel on ka see, et sa pead valima võõrkeeli. Ja siis tollal oli, et kas sa
alustad inglise keelest, teine keel on vene keel või siis sa alustad saksa keelest. Meil oli ka see valik. Ja siis mu isa ütles, sa ei hakka õppima vene keelt, vaid õpid saksa keelt. Tollal mõtled, mis ma teen selle saksa keelega jumala pärast, eks. Aga siis tegelikult, kui hakkas kooliaeg lõppema, siis mul ei olnud veel kooliaja lõpus. 12. klassis ka ei olnud selge, et ma tahan mingit teadust teha. Mul tegelikult ei olnud valikuid üldse nii selge, et tänapäeva noored on päris head selles suhtes, et osad on nii, et juba 12. alguses on ära valinud, kuhu nad ülikooli kandideerivad ja nii peabki, kui sa tahad kuskile heasse ülikooli minna. Mul ei olnud seda, aga siis käis see klõps ära, et kurat, tal on väike mees ja tohib teil ikka kurat öelda? Ja ikka, loomulikult. Tal on väike mees ja et ma pean järelikult uurima suuri probleeme ja siis, et kas universum või aju. No ja siis ma mõtlesin, et arvatavasti sama ajust enne aru. Ma eksisin, aga siis ma läksin psühholoogiat õppima ja nüüd tuleme tagasi saksa keele juurde, sest siis ma olin kõik jälle hiljaks jäänud, on ju, aga Saksamaale sain kandideerida veel tol ajal. Ma arvan, et siiani paljudes saksa ülikoolides ikkagi selleks nii-öelda baka tasemeks sul on vaja saksa keele oskust ja siis mul ette näidata see saksa keele oskus, nii et kõik nagu tasus ära ja isa oli ka üks nendest, kes tegelikult nagu väga sundis, et mine välismaale ja mine siis Saksamaale. Nii, et ikkagi vanemate sükene push oli siin. Aga ta mitte teadusesse, eks, et neil oli vist sellest, et ükskõik, mis ma teen või mida ma õppima lähen, et see, et ma lähen psühholoogiat õppima, see tuli ikkagi enda seest. Nagu, ta käis minust pooljuhuslikult, et... Aga ma ütlen, et enamus noortel ikkagi 12. klassis on neil tule see, kas universum või aju, et kas see midagi pidi ju all ometigi olema. Aga ma tõesti, et ma ei mäleta, et kus see niimoodi... Aga seda valikut mäletad? Tuli, ma mäletan seda kohta, aga sellest just tagasi vaadates nagu ma ütlen, et see ei ole nagu kuidagi ebaloogiline, sest ma lugesin tõesti raamatuid filosoofia kohta ja füüsika kohta ja taoliseid asju on ju, et see oli loomulik, aga mul ei olnud kedagi, kes oleks öelnud, et kuule poiss, et mine õpi psühholoogiat või midagi taoliselt, see lihtsalt nagu kuidagi tuli niimoodi poolkogemata ja ega ei tea, võib-olla oleks võinud hoopis mingi parema otsuse teha, aga selline otsus sai tehtud. Ja siis ma läksin psühholoogiat õppima ikka, aga ma ei teadnud, mis see teadus on. Ja siis pool kogemata nagu koperdasin raamatukogus raamatut peale, mis kirjeldas nagu seda, et see suur küsimus üldse, et kuidas me nagu üldse tunneme, et me oleme keegi nagu see, et meil on üldse kvalitatiivsed, subjektiivsed tunded rääkida siis armastusest, aga ka sellest, kui nüüd tuleks ja hakkaks teid näpistama, on ju, et kuidas see tunne tekib nagu sellis masinavärgis. Ja siis oli, ma ei tea, kas teil on seda tunnet olnud, aga lihtsalt tunned, et sa oled kodus. Nagu, vau, mis probleem, miks ma seda varem ei teadnud? Ja siis ma lihtsalt olin selle probleemi kütkes väga pikka aega. Äge, et selline äratulmine on paljudel, seda ma arvan, et ei ole. Ma ütlen alati, kui ma räägin ka koolis või ka ülikoolis, siis ma nagu julgustangi noori otsima neid võimalusi üldse, et nagu sa proovid erinevaid asju, räägid ja üritad jälgida seda, et kas kuskil on selline tunne nagu, et mingi asi lihtsalt nii tõmbab ja sa oled kodus, et ma olen siin teiste inimestega rääkinud, siis mõnel ikka on ka, ütleb, ma tean täpselt seda tunnet, mul täpselt sama asi juhtus. Mitte küll teadvuse suure probleemiga, aga mingi muu asjaga, et näiteks leidis enda jaoks on ju trummimängu või millegi muu, eks. Ma ei fiilda, et mul on metsa sünnipäev, et kuidas ma seda ajusin, ma täna nagu teen lastele metsa sünnipäevist ka peale selle papside värgi, aga mets, minu kodu, lapsepõlle nagu nii-öelda see koht, ma tunnen endast mega hästi ja siis mulle meeldib see, et ma saan lastele nagu nii-öelda seda rõõmu pakkuda ja veel ägedam on see, kui nad on koos oma vanematega seal, et mis nagu nii-öelda viivad need asjad kõik kokku, aga siis kogesin seda niimoodi, et see on ajatu ruum. Et kui ma olen selles protsessis või selles nagu nii-öelda selles kohas, kui ma seda teen, siis ma ei taju üldse mingit ümbritsevat keskkonda. Aga kus kohast mul see tuli, oli see, et minu lapsepõlv möödus väga palju metsas ja mul tuli see sellest ka, et ma tahtsin olla väga hea kaasatud isa ja ma soovisin ka, et teised lapsed saaksid selle kogemuse. Ehk siis keskkond võimaldas seda asja. Ja nagu sa, Jaan, ütlesid praegu, et sa lugesid palju neid raamatuid, siis kuidas sa sinnamaani üldse jõudsid, kas sul vanemad siis, millega nad tegelesid või kuidas see keskkond üldse seda võimaldas? Sest kui sa ütled, et nagu, et tudengitele, et kuule, proovige neid asju, on ju, aga ma ei viitsi. Sest mu vanemad tegelikult on, pole nagu nii-öelda kunagi midagi nagu nii-öelda tahtnud saavutada või toimetada ja neil on nagu suva, millega sa tegeled, on ju. Vaata oma telefoni edasi, midagi sükest, on ju.
viitsige, kuidas sul suvi siis tekkis või kuidas see keskkond seda võimaldas? No ma esiteks ütlen ära, et see on üks põhiasi, mida ma ütlen, kui ma räägin vanematele, et nagu kõikide teie laste potentsiaal on väga suur. See ei ole nii, et kõik peaksid minema teadusesse. Ei ole nii, et kõik peaksid saama ettevõtjaks. See ei ole nii, et kõik peaksid saama sportlaseks. Aga nad kõik võiksid leida midagi enda jaoks. Näiteks seesama on ju metsasünnipäevade korraldamine. Et isegi kui ühiskonnas see ei ole mingi asi, mida kõrgelt hinnatakse, siis tähtis on see, et iga laps leiaks midagi, mis tema jaoks on tähtis. On ju. Nii et see on üks põhiasi, nagu, mida ma ütlen lapsevanematele, et lastes on see potentsiaal, aidake seda leida, sest sul on õigus, et mitte igas kodus seda ei tehta. Minu kodus lihtsalt selline, raamatuid oli alati palju. Ja see juba tegelikult on väga tähtis ja ma näen, et see on ka Eestis kohati nagu kaduv asi, et sul üldse nagu raamatuid on, et osades kodudes ei ole raamaturiiuleid. Ja see ei pea tähendama, et sa kogu aeg loed ise ja kogu aeg oled raamatus ninapidi. Aga see, et sul on need riiulis mingid asjad olemas, see võimaldab seda, et isegi kui sina ei loe, siis su lapsel, ta teab, et on raamatud, ja tal on võimalus põhimõtteliselt selle kokku puutuda ja on ju seal teismeline, kõik on igav ja siis vaatab raamatut näiteks, Universum pähklikoores on ju Stephen Hawkingi tuntud selline populaarteaduslik, mõttetu, aga vaatan, päris äge on ju, et see annab jälle võimaluse nagu neid asju teha ja jah, et see raamatute armastamine minu kodus oli kesksel kohal ja seetõttu ma ise ka lugesin neid asju. Võib-olla oleks sinna jõudnud ka teistmoodi, aga nii minul läks. Mulle meeldib see, et kui me kohe hakkame rääkima sellisel toredal teemal nagu natukene ekraanid ka, et meile väga läheb see ekraanide teema ka korda, aga mulle meeldib see üks väga populaarse äpi Snapi asutaja, Snapchati asutaja on ka öelnud, et tema üks põhilisi asju, mille eest tema tänab näiteks oma vanemaid, on see, et tal ei antud nagu ekraan ega telekat kätte noorena ja tal olid raamatud ja tal oli muud midagi teha, kui ta pidi lugema raamatuid ja see raamatute lugemine, tema arvab, et andis talle selle loovuse nagu tõuke üldse, et ta sai üldse luua midagi sellist, mida ta lõi. Ja seda ta annab enda lastele samamoodi, et temal on see raamatute lugemine väga nagu au sees ja miljardi äri, eks ju, nagu loonud ja nüüd küll nagu ta suunab teisi natukene sinna samamoodi, aga see on juba omaette teema. Jah, et me ei peaks tegema oma kodu liiga üksluiseks ja et me mindlasti ka ei ütle, et nüüd ainult raamatud peaks olema, aga just, et meil ongi kodus ka juba erinevaid võimalusi ja siis ainult siis me saame näha, et last näiteks huvitab, ta loeb. Mulle ei meeldi, tema loeb või talle meeldib joonistada või kuule vaata, ta istub alati seal meisterdamisnurgas või vaata, et on õues, et lihtsalt nagu uurib midagi seal. Aga et sul on need võimalused üldse ja see on see üks tänapäeva probleem on, et kui kõik sul on kogu aeg ekraanis ja me jõuame selle juurde, et see ekraan on nagu väga võimsa tõmbega on ju, siis kõik need muud asjad, mida see laps võiks avastada muusikast looduseni, need lihtsalt tal ei ole seda võimalust. Ja isegi nagu aega ei ole, aga ütleme siis küsime niipidi, et sinu kui nagu ajuteadlaseks ju praegu nagu aus arvamus sellest, et kui suur probleem meil tegelikult nende ekraanidega on, ekraanide lapsed praegu hetkel? Et kui suur probleem selle ekraani ajaga on? No ma võib-olla annaks isegi 2 vastust, kuna vahel arvatakse, et ma vastan liiga tumedalt. Ma annan selle, et ma olen viimastel aastatel nüüd selle üle natukene siin mõelnud ja jälginud ja ma olen ülikoolis ja õpetan. Ja mida võiks arvata on see on ju tänu ekraanidele ja nii nagu noorte üldine mõtlemise tase on alla käinud. Ja, aga mida mina olen nüüd näinud ülikoolis on see, et ikkagi järjest tuleb noori inimesi, kes väga nutikad, väga põlevad ja ma ütlen neile vahel, et vau, te olete nagu ägedamad, kui ma ise olin selles vanuses. Ja mul näiteks praegu on suur kursus 100 inimest, üle 100 inimesega, kellele ma pean loenguid. Ja seal ma tegin nagu ka uurisin neilt, et mis te arvate sellest, et kuidas on nagu loengu ajal nagu telefonis olemisega, mis öelge ausalt nagu selles, et kirjutage mulle ausalt. Ja siis tegelikult enamik sellest seltskonnast nagu 80% nagu teadis väga hästi seda, et sa ei saa samal ajal nagu olla nutiseadmes ja kuulata loengut. Ja pooled neist vähemalt ütlesid, et nad ise tegelikult reguleerivad seda ja on seda juba mõnda aega reguleerinud.
oma ekraanis olemist. Et see on see positiivne pool. Aga siis me peamegi nüüd olema teadlikud, et muidugi inimesed, kes jõuavad minuni sinna väga väike osa. See ei ole nagu, see on osa sellest, mis me näeme. Ja see ongi üks teema, mida ma olen siis ka esile toonud, näiteks ka oma raamatus loovusest ja lugelemist, et üks suur efekt, mis on ekraanidel, on see, et ta väga võimendab seda ebavõrdsust. Sest on need osad lapsed, kellest ma just ka rääkisin, kes saavad väga hästi hakkama. Nad juba ise, kui nad on 16, mõtlevad, see on mõttetu mul kogu aeg nagu see TikTokis on. See on mõttetu, et ma tahan tegelikult midagi teha. Võib-olla nad veel kuulevad kuskilt ka kellegi juttu ja saavad aru. Ja nemad siis kasutavad kõiki neid tehnoloogiaid nii, et ennast arendada ja saavad väga heaks. Aga on siis teine osa ja kahjuks tundub, et see on suurem osa, kellele see sõnum ei ole kohale jõudnud, sest seda sõnumit on väga raske üldse nendeni saada, on ju. Ja kes siis tegelikult ongi iga päev on ju 4-5 tundi, 6 tundi, 7 tundi seal ekraani taga. Ja siis tuleb täpselt see probleem, et nüüd see ekraan summutab kõik muu ja ka kõik muud võimalused. Et vahel öeldakse meile ka, et mis vahet, et sellest, kui meie kõik olime noored, meil ka vaatasime ikkagi telekat vahel ja nii on ju. Muidugi vaatasime telekat. Hommikuti oli see pool tundi see programm, mida sa vaadad. Või tuled koju, selles, et ma tulen koju, ma mäletan ka, ma vaatasin vahepeal mingid seebikaid, nagu kui ma olin teismeline. Luts Mariad, jah. Jah, täpselt. Võib-olla räägi hoopis sellest. Aga et see ei ole nii, et 7 tundi ja see lihtsalt see on ikkagi ta on igav, on ju. Siis lähed ikkagi pärast mängid jalkat ja teed koolitööd ja saad sõpradega kokku ja nii edasi, on ju. Aga kui sa oled 7 tundi pärast kooli, sul ei olegi mingit muud aega enam, eks. Nii et see vastus ongi, et see ei ole nii, et kõigil läheb halvasti. On need, kes on väga toredad ja väga tublid. Aga minu missioon kogu aeg siin Eestis on olnud, et nagu rohkem lapsi tuua nagu siia, et kellel läheks hästi, et me üldiselt saaksime aru, et kui meil on võimalik seda aega piirata, mitte keelata, aga piirata, siis meil on võimalik rohkem lapsi aidata selle teel, et nad leiavad ise selle, mis neid huvitab ja nad kontrollivad oma elu ja oma aega ise, mitte et see masin nende eest kontrollib. Arusaadav. Mul on nagu see koht veel edasi, et ütleme, sa oled öelnud ka, eks ju, et mida hiljem, millele 2 käega kirjutame ise ka alla, mida hiljem lastele ekraani sa kätte annad, seda eks ju nagu parem. Räägime kohe sellest nagu erinevatest vanusegruppidest ka, ütleme, kui tulemegi sinna algusesse nagu väikse lapse juurde, siis millal see, ma näitan lapsele natukene multikaid, eks ju, millal see nagu kahjulikuks muutub ja millal see on nagu jumal okei. Et ja pane sinna juurde veel see, et nagu anname päädi lapsele kätte ja nii edasi, et räägi sellest ka, et nagu lapse arengust alguse ees. Ja, et üks kõige tähtsam asi on, et ikkagi tõesti alla 2-aastastele absoluutselt null põhimõtteliselt. Ja siin on, see ongi nii põnev, et kui räägid lapsevanematega ka ja ise olete ka kindlasti neid vestlused pidanud, aga ta õpib ju sealt nagu keelt ja inglise keelt. Tegelikult teaduskatsed näitavad väga selgelt, et selleks, et laps õpiks keelt, on tal vaja vestlust. Muidugi lapse vestlus ei ole päris sellel tasemel, nagu meie praegu räägime. Mitte, et me väga keerukalt räägiks, aga et lapse vestlus on lihtsam. Aga see, et on ju, see lapsevanem ütleb midagi, siis laps ütleb ja siis lapsevanem jälle ütleb, see on tegelikult see, mis paneb suhtlema ja rääkima lapse, mitte see, et ta istub teleka ees, kus ta võib-olla saab sõnu, kuuleb tegelikult rohkem, aga kuna see ei ole temaga nagu suhtlemine, et meie sees see keele õppimine ei ole mitte lihtsalt selline lihtne programm, vaid see vajab seda, et sul on see inimese tähelepanu, inimene vaatab sulle otsa, kui te räägite mingist objektist, siis laps on niimoodi, ta vaatab kogu aeg, on ju, et kas see ema või isa või hooldaja ka vaatab seda objekti, kui ta ütleb näiteks, et klaas on ju. Sest muidu oleks võimatu aru saada, et mis asi see klaas on, kui lihtsalt keegi ekraanist ütleb klaas näiteks. Nii et ühesõnaga selles vanuses 0. Ja siis edasi, minu lapsed vast seda multikaid hakkas vaatama, ütleme 4-5, aga siis oli nagu, on sul nagu väga õige tähtis, et sa paned nagu mingid konkreetsed reeglid nagu. Mitte nii, et vahel läheb 4 tunni peale sa aeg ja teinekord hakkad pahandama juba 20 minuti peale, vaid et ongi nagu, et sul näiteks on, meil oli selline asi, et üks valib ühe multika, teine teise multika, kõik on ju. Meil on sama. Ja siis varsti pidi panema reegli peale, et see multikas tohib olla maksimum 20 mintsi on ju. Nagu, see väga pikk multikas on. Aga et ta tegelikult oli aastaid nagu, ja osati on siiani nagu see, et sul on nagu, multikat aega on 50 mintsi.
kõik nagu. Ja tegelikult ongi siiani, nüüd on nii, et lapsed vaatavad erinevalt seda aega, et nad ei vaata koos enam, aga ikkagi see nii-öelda multikate aeg on 50 minutit päevas nagu. Ja see on olnud tõesti nagu mõtle siis. No sul on lapsed praegu 9 ja 11. Jah, et 5 aastat nagu sellest võrdlemisi väiksest lapsest kuni nüüd koolilapseni on kogu aeg see aeg nagu sama olnud ja muidugi poeg tulebki vahel ütleb, et ei, no kuidas see saab olla, et nagu see aeg, nagu see peaks ju kasvama. Aga jah, et seni on meil sellega. Aga teised ekraanid teil kodus? Nagu nutitelefon? Ja, et seda ka vahel küsitakse ja siis minu lihtne reegel oli, nagu siis ütlesid, et on ju, et mida hiljem, seda parem. Ja siis see punkt oli siis nagu kooli algus, kus poeg ise ütles, et ei, ma ei taha nutitelefoni, ma tahan nuputelefoni. Okei, aga siis abikaasa ütles kõrvalt, et kuule, aga lapsel oli siis väga suur robootika huvi ja tal tegelikult tänase päevani on. Aga et vaata, et ta saaks seal nagu oma seda programmi teha ja selle nutiseadmega nagu oma roboteid juhtida ja nii on ju. Ja siis okei, siis seetõttu sai ja tegelikult nagu et oligi siis vähemalt alguses küll ei olnud üldse mingisuguseid probleeme selle ajaga, et kasutas seda robotite juhtimiseks ja hiljem ka nagu muusika kuulamiseks. Ehk siis nutitelefon talle tuli nagu varem kätte ja tütrel? Tütre samamoodi, et see on see, et kui peres teed on, siis see peab olema aus. Et tütre pärast oli nagu alguses olime mures, siis kui ta oli 5, siis ta küll oli selline, et nagu võttis võib-olla emme telefoni tegi pilte, nagu lapsed ikka teevad. Siis ma olin mures, tema kelle üldse mingi probleem on. Nagu, absoluutselt. Eks nad on ju kuulnud ka seda papsi juttu, mitte nagu teie juttu. Võib-olla teie juttu ka kuulnud, aga minu juttu antud juhul. Ja siis nagu, et selles suhtes päris selliseid suuri probleeme ei ole ja need tulevad, jõuavad ju kohe sinna teise meik. Aga sa võid öelda seda ka, et see on nagu hea lause, mida me oleme ise kõik kasutanud, sa võid öelda, kas on ikka sinu lause, mis mul õigesti meeles on, et nagu ekraanid on piltlikult öeldes nagu heroiin nagu täiskasvanu ajule, et nagu laps ei saa seda nagu sealt, inimesed ka see tõmbab nagu tähelepanu, tõmbab nagu endasse, et sa ei suuda seda kontrollida. Et meie vanematena peame olema tegelikult need, kes selle nagu piiri panevad, sest lapsel seda eneseregulatsiooni võimekust põhimõtteliselt ei ole. On see õige? Jah, et see võibki isegi natuke laiemalt vastata, et mõelda nii, et see ei ole nagu üldse mingi juhus või kogemata, et need ekraanid on ju sellise mõjuga on. Yeah. Me täpselt, me ei räägigi ainult ekraanidest, vaid me räägime tegelikult nagu näiteks programmidest nagu TikTok või YouTube või mängud on ju. Et see ei ole juhus, vaid need on meelega disainitud selleks, et meie ja meie lapsed seal võimalikult palju aega oleks, eks? Ja see lihtne asi, mis paljudele kuulajatele on teada, paljudele noortele ei ole teada. Et kui ma räägin koolilastele, siis nad ei ole sellest kunagi aru saanud ja mõelnud seda. Neile lihtsalt tundub, et TikTok on lahe. Ja teile tundub, et ta ise valib selle, et ta on 4-5 tundi TikTokis, eks? Aga alles siis, kui sa hakkad selgitama, et need programmid on niimoodi loodud meelega, et nad hoiaksid meid 4-5 tundi, siis me saame aru sellest probleemist, et tegelikult see ei ole nagu inimese, näiteks lapse vaba valik ja siin tuleme siis tagasi selle juurde, et täiskasvanud inimene, mitte kõik, aga paljud täiskasvanud inimesed, nad suudavad ikkagi öelda, et kuule, tegelikult ma juba tund aega siin vahin niisama, et mul on siin vaja kodus mingeid asju teha või mul on vaja töö mingeid asju teha, et ma panen ära. Aga seda sammu või funktsiooni on lapsel väga raske teha, sest see vajab teatud ajuosade otsliku sagara nagu arengut. Ja see ongi see probleem, kus meil on need seadmed, milles on need programmid, mis on meelega tehtud sõltuvust tekitavaks. Ja siis seetõttu meil on see olukord, kus last põhimõtteliselt tema ajule võiks meeldida muusika või ettevõtlus või sport või käsitöö või metsas toimetamine või mingi asja uurimine. Aga nüüd tal on see ülivõimas stiimul käes ja see nagu varjutab kõik muu. Ja see on see, mis tõttu mina nagu selle teemaga ka tegelen. Sest ma mõtlen, et need lapsed võiksid kõik midagi muud teha. Ja meil on Eestis vaja, et meil oleks muuhulgas järgnevad nagu mõtlejad, ettevõtjad, sportlased, lihtsalt toredad ühiskonnategelased, inimesed, kes käivad on ju teiste lastega metsas ja nii edasi. Meil on kõiki neid vaja. Aga kui nad kõik on praegu niimoodi,
et siis meil neid jääb väga vähe. Ja see on ju ülikeeruline, vaata, seepärast, et kui ma saan lapsevanemaks, mul nii palju on endal tegemist ja värki. Mega hea lapsehoidja ju. Mega hea, ma viskan selle ekraani ette. Et kui palju sa nagu täna, et kui sa rääkisid noortest, on ju, et noor ei taipa seda, et kuule, see kontrollib mind, mitte mina teda, on ju, seda TikToki või midagi sükest. Et kui palju tegelikult lapsevanematel, kui sa oled rääkimas käinud, no toon sulle ühe näite, et mul ise siin on Pääsküla koolis, on vanemate kogus, on ju, ja seal nagu tekkis meil üks probleem, et meil on nagu nutivaba kool, aga sellegi poolest õpetajatel põhitöö oli siis see, et nad pidid lapsi keelama, eriti vanemates klassides, et kuule, telefon ära, on ju. Või siis vahetunnides ütlema, et see on nutivaba ala, ja nad ütlesid, et nad ei viitsi enam olla need inimesed, kes kogu aeg keelavad. Ja vanemate kogus me tõmbasin selle teema üles ja ütlesin, eks me peame siis nagu tugevdama neid reeglid, sest minu soov on, et laps tegelikult koolis õpiks, mitte ei otsiks vahendeid, kuidas nagu rohkem seal nutiseadmes oleks. Ja kui ma täisvanemate kogul, siis, kus oli siis 150 lapsevanemat 1000-st, tegin selle ettekande või rääkisin, et kuule, meil on koolis nüüd sükene värk, et meil on 2 juhtumit, kus pidin lausa politsei kutsuma, et siin ei õppinud laps korralikult ja et õpetajad peavad sellega tegelema. Siis need 150 lapsevanemast umbes 90% oli täiesti üllatunud, et sükene asi võib probleem olla. Nad olid täiesti üllatunud. Pärast ma sain tagasisidet, mingi 10 inimest tuli kohe. Hiljem inimesed kirjutasid, kuule aitäh, et sa sellest rääkisid. See probleem polnud minuni jõudnud. Et kui sa räägid lapsevanematel, kui teadlik nad on, kas nad saavad sellest aru, et siis alla 2-aastasel päriselt ei tohigi seda anda, et mis ajuga juhtub või et kuidas, mis nagu hiljem nagu lastest saab? Jah, et nagu su näide ka esile toob, et see teadlikkus on vilets. Ja tegelikult, aga see ei ole ju nagu ka otseselt lapsevanemate süü. See on üks asi, mis nagu meil siin riigis võiks paremini olla, et me räägime kogu, et me oleme digiriik ja nutiriik on ju, aga peaks aru saama, et sellega kaasas peaks käima ka see, et tõesti me harime tervet ühiskonda selles suhtes, et mis on need ohud, mis on probleemid, on ju. Ja muidugi on neid initsiatiive, väikseid asju ja minusugune pisike mees ka käib ja seletab ja sina ise seletad ka, on ju. Aga et see võiks tegelikult olla nagu, et kui me tahame olla digiriik, et siis meil on ka nagu see nagu riiklik programm, mis et teame, et kõik lapsevanemad, nagu nad siis, kui laps sünnib, on ju sünnitusmajas saavad voldikud ühe teise asja kohta, et samamoodi nagu nad algusest peale õpivad teadma neid asju. Et me ei ole mitte riik, kes kõige rohkem kasutab nutiseadmeid, vaid riik, kes nagu teab, kuidas seda teha. Et soodustada üldse seda tulevikku. See on nagu digihügieen. Vaata, kui sa nagu nii-öelda koolides igal pool on kraanide juures, kuidas käsi pesta? Lihtsalt sellepärast, et sul ei läheks kõht lahti, et sul ei saaks liiga suurt bakterikülvi. Samamoodi nagu digihügieen. Lähed ostad telefoni, siis on kõigepealt kasutusjuhendid. Et koolitus enne läbi. Koolitus enne läbi. Ta võib olla ka lihtsalt, et tõesti nagu, see ei ole mingi keeruline asi ja see ei nõua nii suurt summat, et nüüd iga telefoniga, mis ostetakse, oleks kaasas selline väike õpetus, eriti kui see läheb lapsele. Eriti kui ta läheb lapsele, eks. Kõige rohkem meeldibki see, mis, mul tuli meelde see enne, vaata Anni ja Tomi saates, eks ju, kes ei ole kuulanud teise hooaja teine saade, ülihea. Seal tuli see, vaata, et sa oled nagu lasteaias, lapsed lähevad emale, isale nagu lehvitama akna peale ja siis hakkavad zoomima laiali, et ema, isa suuremaks, sellepärast, et nad on nagu päädis harjunud seda tegema, et kuhu me nagu jõudnud oleme, eks ju. Ja see on väga, väga kurb, et ma ise käisin ka hiljuti lasteaia lapsevanemate koosolekul või rääkimas ja siis ka nagu direktoriga algus rääkisin, et miks ma ütlesin lasteaias olen, et kas see probleem on lasteaias ka nii kõva ja siis selgitati, et lastel on ka. Ja just sellega, mis ma enne ütlesin, on, et ma tegelikult ise arvan, et enne lasteaeda või vabandust, enne kooli ja lasteaias lapstel ei ole üldse vaja nagu nutiseadet, nagu, et nad võivad 50 minutit vaadata multikaid ja nii. Aga tegelikult on kodusid, kus juba lasteaias on 4 tundi, 5 tundi nagu kogu see lasteaia vaba aeg. Ja see ongi see probleem, et nagu me tahaks, et iga lapsevanem saab aru, et see ei ole hea asi, mida lapsele teha. Aga ühelt poolt on see, et on väga mugav, nagu sa ise esile tõid, ja teiselt poolt ka see, et lapsevanemateni ikkagi see info ei ole jõudnud.
mina olen proovinud siin viimased on ju, ma ei tea, 7 aastat seda infot levitada ja kõigest vähest rabanud, aga see on raske jah, et palju lihtsam oleks, kui nagu meil nagu riik ka teeks sellist asja. Aga hüppame korra nagu just lapsevanema positsioonile ja siis nagu meil lihtsalt oli nagu just oli papsid põnnid laager siin sügisel ja meil oli üks tore 3 päeva veetsime laste ja isadega koos ja meil oli üks niisugune tore töötuba, kus väiksemad said siis väikse uinaku teha, aga suuremad siis said praktiseerida. Igavuse praktiseerimise töötuba oli meil. Ehk siis niisugune nagu mõnus ja see oli nagu aru saada, et mida vanem oli laps, mida rohkem ta oli selle ekraaniga nagu nalutatud, seda raskem tal seda läbi oli teha. Mis te siis tegite seal, nagu istusite? Ei, meil tegelikult oli töötuba oli selline, et me andsime isad ja lapsed kahekesi olid koos ja et isad ei annaks mitte ühtegi sisendit lapsele, mida me edasi teeme, kuidas me teeme. Aga mingid võimalused olid? No terve maailm. Oli sul on mets, Kloogarannas tegime. Metsad, spordiväljakud, kõik, eks ju, et anda seda nende kohta ja oli näha, et osadel tuli väga kergesti kes oli kohe issi, lähme palli mängima kõik korras ja ka mida vanemaks läksid seda, nagu rohkem see frustratsiooni oli kuidagi see, mul on igav ja ma ei taha ja ma tahan hoopis mingi teistega mängida ja ma tahan, ehk siis see oli raske, see igavuse tundmine on nagu raske ja ma mõtlen just lapsevanema seisukohast ka, et see on ju see põhiline asi, mida me teeme, eks ju. Sõidame autoga, anname lastele selle päädi umbes taha, ma pole kunagi teinud seda, aga see on ju nii mugav oleks seda anda sinna, sellepärast, et siis ma vaigistan kohe selle esimese virina juba ära ja mul ei ole mingit teemat sellega. Ja samamoodi ka kodus või samamoodi, kui meil, ma ei tea, restoranis vaatad seda pilti, kuidas need päädid on seal lastel, eks ju, ees, et mugav on ju niimoodi seda toitu oodata ja saad natukene vestelda oma kaaslasega ka, eks ju. Et see on nagu nii mugav, aga et räägi natuke sellest nagu igavusest ka ja selle, mis selle igavuse nagu taga on, sellepärast, et me võtame lastelt jälle ühe võimaluse tegelikult ju ära sellega, kui me vaigistame selle kohe ise ära. Jah, et siin on mitu asja, mida kommenteerida, võib-olla ma lühidalt kommenteerin seda, et see mind ennast ka frustreerib nagu see restoranides, kui sa oled nagu ja kõik on seal niimoodi telefoni taga lapsed. Kuna ma naeran seda, et mul on olnud paar juhutust, ütleme, et mu nägu on nagu teatud, et inimestel jääb meelde see, sul on olnud paar korda, sest kus ma nagu märkan, et kuigi sul on ja ma mõtlen nagu ühelt poolt tunnen ennast halvasti, aga tegelikult tunnen hästi ka nagu selles suhtes, et ja mis ma tahtsin öelda on see, et see on normaalne, et lapsed natukene restoranis häält teevad, natukene vigisevad, et kõik ei pea olema ka nii, et tõesti, et meil on kogu aeg igal pool vaikus, kõik on ekraanides, et lapsed on lapsed, las nad olla lapsed ja ka restoranides, eks et mind selles suhtes palju rohkem segab see, kui mul kõik lapsed ümber on kuskil seal telefonis, kui see, kui nad lihtsalt ajaksid mingit lolli juttu ja kuuled, kuidas keegi teeb mingit lolli nalja ja teine natukene karjub, et mind see ei sega. Kõige parem on just, et lapsed on lapsed. Ja lapsed on lapsed, las nad olla. Ja nüüd tuleme selle põhiküsimuse juurde, selle igavuse juurde, et see igavus on ka asi, mis on nagu lihtsalt vajalik, et igavus on loovuse väetis. Ja see, kuidas seda võib selgitada, on see, et ongi, et meil on 2 poolt, on ju. Üks on see, mis on see maailm meie ümber ja teine on see, kes sa ise sees oled. Ja nüüd, kui see maailm on nii intensiivne ja pealetungiv, kogu aeg domineerib, sa ei saa kunagi aru, kes sa tegelikult ise sees oled. Väljast sisend. Eelkõige siis ongi nagu see nutiseade, mis on, nagu ma rääkisin enne, ta on meelega tehtud nii, et ta tõmbaks su tähelepanu, 100% tõmbab endasse, on ju. Sa ei ole midagi, sa ise enda mõtteid ei saa midagi mõelda ja kuulata, sa keskendud sellele lollile videole, järgmisele lollile videole ja edasi. Aga see hetk, kus sa siis oled ilma selle sisendita, see on see hetk, kus sul tegelikult aju podiseb edasi, ajust toimuvad mõtted, tulevad igasugu protsessid ja osad nendest toimuvad siis ja ainult siis, kui sa mitte midagi muud ei tee. See on see logelemine, millest ma olen ka rääkinud ja kirjutanud, eks. Ja see, ma olen oma loengutes öelnud, et logelemine on nagu selline kaduv kunst, sest et tõesti sul niipea, kui on nagu natukene igav, kohe tõmbad telefoni ja oled kadunud, on ju siin. Aga just mõte on selles, et sa kaotad nagu selle võime õppida ise ennast tundma ja minu jaoks on see nagu üks kõige tähtsamaid asju, mida me saame anda lastele, aga ka täiskasvanutele.
Et seda ja tegelikult ongi seda loovust nagu välja üldse nagu tuua. Mul lihtsalt tuli meelde, et meil oli viimane see koolitus popside meistriklassis oli just, et meil on ka telefonid võtame ära, puhtalt juba sellepärast, et see nii-öelda, et see tähelepanu ise, kui sa nagu hääletu peale, aga ta on ka taskus, eks ju, ta võtab ikka su tähelepanu, et me soovime, et me nii-öelda kõik, kes koolitusruumis on rohkem, eks ju, seal kohal nagu meiega. Ja siis on see, et lõunalauas sai räägitud just viimasel korral ka, et kui palju keegi siis telefoni kontrollis, see aru, kõik, üks oli lugenud 3-4 korda, ikkagi läheb käsi nagu taskusse, et oota, kus mul telefon on nagu igaks juhuks nagu profülaktika mõttes. Et see on meil nagu täiskasvanutena täpselt samamoodi, et me tahame vaigistada enda seda igavaid kohti kohe ära ja mitte üldse anda endale selle nagu mõtlemisruumi siis enda nagu mõtetele. Stimulantide ajastul, mis on nii tore nagu kätte saada kogu aeg midagi, et on ebamugav ju hakata iseenda mõtteid kuulama. Ja, ta on ebamugav, aga ta on jah, nagu ainus tee, kuidas sa tegelikult saad nagu aru saada, kes sa ise oled ja avastada nagu need oma eripärad ja mis ma ütlengi, et see minu jaoks nii normaalne, et lapsed on erinevad, täiskasvanud inimesed on erinevad, et me ei taha seda, et kõik on täpselt samasugused, kõik vaatavad samasugust videosid, kõik teevad kogu aeg sama asja. Mul selliselt, et küsin enne see loovuse kohta lihtsalt ja selle sama, mis sa ütlesid ka nagu jätkuks, aga sa oled öelnud seda ka, et nagu loovus on õpitav, eks ju. Et mida siis lapsevanemad saavad kodus teha, nagu üks on see, et okei, võtame selle ekraani nagu eest, eks ju, ära, paneme ära. Teine asi, laseme seda igavust tunda, aga kas on midagi veel, et et ei pea nagu kursustele minema, loovuse kursustele, aga mida lapsevanemad saaksid veel teha, et oma lastes seda loovust ja uudishimu äratada, et kasvatada neid lapsi, kes on tulevikus, nagu sa ütlesid, seal ühiskonnategelased, kes on nagu kihvtid, ägedad ühiskonnategelased. Ja, et loovus minu jaoks on siin väga lai mõiste just, et kõik need näited, mis ma olen siin toonud korduvalt, minu jaoks loovus on ju, et ettevõtja on loov, see, kes uurib loodust, on loov, see, kes teeb sporti, võib-olla loov ja nii edasi. Ja mõte ongi siis, et ja seda oma eri raamatus ma väga soovitan, et lapsega koos, siis kui ta on väike ja väiksest peale nagu teha mingeid asju, alguses sa ei tea, mis ta 3-aastast nii väga huvitab, on ju, aga sa võid juba proovida joonistamist, on ju, lugemist, sporti, meisterdamist ja sa üritad saavutada seda, et ta naudiks seda protsessi, seda, et ta pusib mingi asjaga, eks. Ja tahaksid, et nagu alguses toetada, aga sa nagu õigetel hetkedel ka ise tõmbad eemale, et ta nagu õpib seda ise tegema. Hea näide, mis minu kodus oli kahtlemata minu lastega on see, et on ju legodest ehitamine, on ju. Et sa üritad näidata ja teed mingeid asju seal temaga koos, nagu et kuidas midagi ise mingit maja ehitada, on ju. Aga siis mingil hetkel ka nagu astud ise selle sammu eemale, et ta saaks ise tegelikult teha. Ja see on see oskus, mida sa tahaksid anda. Ja mõtlengi, et see võib erinevatel lastel olla erineva teemaga seotud. On ju. Ja siis, kui ta kasvab seal, on ju, näiteks enne kooliiga, siis ongi, ta võib läbi olla proovinud mitu erinevat asja, täitsa normaalne. Aga me peame just seda tegema nagu enne ka, kui tal on see igavuse moment, sellepärast, et siis tal on nii, et tal on igav, aga kui sa mitte kunagi, kujutame ette sellist halba juhtumit, kus laps ei olegi mitte kunagi mitte midagi muud teinud, siis tal on ka raskem nagu üldse nagu alustada või raskem leida, on ju. Aga nüüd tal on igav ja ma toon oma kodus selle näite, on ju, ja ma rääkis, et poeg on teda huvitav robootika, ta on nagu tõesti 6. või 7. eluaastast peale roboteid ehitanud ise väikseid. Ja siis, et tuli, see oli paar aastat tagasi oli kus oli tihti, et tuleb, et mul on igav. Siis mõtlen, et aga mine oma tuppa ja vaata neid oma tükke ja las sul ole igav seal. Aga läheb, on ju, ja siis tead küll, alati lõpeb samamoodi, et ehitab midagi pärast, on ju, ise mõtleb midagi välja. Aga just, et sul peab olema see igavuse moment ja teine asi, need tükid või alus või see sama, mis me rääkisime alguses, keskkond peab võimaldama seda, et kui sa siis oled, võtad telefoni ära ja sul on täiesti lihtsalt tühi valge tuba, on ju, siis et sul on raske seda aga midagi teha. Midagi juhtub. Võimalused seal, et sa näed, et sul on paberit ja ma võin mängida või ma lähen õue hoopis või ma loen või taustad seda. No see ongi, vaata see, tegin oma lastega 101 päeva väljakutset, 101 päeva siis järjest iga jumala päev
tegin erinevat nagu kvaliteetaega, veetsin erinevat tegevust. Uus tegevus. Kõik olid erinevad tegevused ja pärast seda sündiski sealt väga palju ideid nüüd endale ka. Aga just selle loovuse juurde mul ikka olnud rahu see värk, et okei, see vanem vaatab, see vanem ei ole täna teadlik, see vaatab, et mul laps on nii osav. Ongi see 3-aastane, mõtle ta, või 2-aastane, kujutame ette 2-aastane. Ta pole veel õppinud päriselt potil käima, ta on ikkagi mähkud, aga jumala osavalt vajutab nii ekraani peal neid punaseid ja kollaseid nuppe seal. Et nii osav, vaata kui äge, temast vist saabki mingi IT-kuru. Ja siis lasebki nagu nii-öelda sellel olla. Ja kuhu ma selle jutuga tahan jõuda on see, et see vanematele pole jõudnud veel kohale, et esiteks nad ei tea seda. Igavust on vaja kogeda. Teiseks nad ei tea seda, et võimalusi tuleks anda. Kolmandaks nad ei tea seda, et tegelikult ekraani ei anta sellele lapsele kätte, et see ei ole loovus veel, et sa paned selle asja kinni, vaid see on sõltuvust tekitav vahend, mis seal käes on. Ja nüüd, Jaan, sina oled sellest rääkinud. Söögi alla, söögi peale, sa käid, annad loenguid neid asju. Ja me saame aru sellest, et see vanem ei saagi vastutust praegu võtta, seepärast, et temal just kui nagu ei ole seda vastutust, sest ta ootab seda ju riigi poolt, nagu sa mainisidki. Nagu Tervisekassal vaata, et ma saan aru sellest, et või näiteks Toidu Veterinaaramet. Ma saan aru sellest, et see aine, ma olen Coca-Colat, ma võin seda osta. Miks? Sest see on just lubatud Tervise Veterinaarmeti poolt. Kuskilt mul on teadlikkus, et ma ei tohiks liiga palju juua. Aga sinu poole ei ole riik näiteks pöördunud või kuskilt mingid asutused, et kuule, teekski mingisuguseid siukseid baaskursuseid või et reguleeriks seda kuidagi riiklikul tasandil, et näiteks lasteaedades on meil niisugune programm, et mida nagu nii-öelda läbida, et vanemad saavad baasprogrammi, et või ma ei tea, annaks sünnitusmajas siis kaasa, et perekoolis käib niisugune asi läbi. Selliseid asju ei ole sul käes küsida. See ei saa ka öelda, et see on täiesti null ja mitte midagi ei ole, et meil on sellist keskkond nagu tark vanem ja tegelikult veel mitmeid keskkondi, kuhu ma olen ise ka mingeid tekste kirjutanud ja ma arvan, et vahel on sellist mingisugused väiksed kampaaniad ka olnud, aga minu vaade on see, et tegelikult seda võiks nagu põhjalikumalt ja suuremalt ette võtta. Nüüd, kui kuulajate seas ka on inimesi, kes tunnevad, et seda võiks ära teha, siis lõpuks nagu Eestis on, keegi inimene peab selle kogu selle vedamise ja orgunni kätte võtma. Mina olen, ongi olnud, et mul on paar inimest olnud, kes ütlevad, et teeks midagi taolist, ma ütlen, väga hea. Mina olen sisu poolt valmis nagu kõike panustama. Ma ise ei ole lihtsalt selline vend, kes orgunniks ja lobistaks. Ma ei ole, see ei ole minu asi. Või ma just ei ole hea selles. Aga siis need on seni nagu ära surnud need ideed, aga ma ütlengi, et ma ei ole lootust kaotanud, et nagu kuskil see jällegi tuleb ja neid erinevaid toredaid initsiatiive on ja nagu meil on selliseid kommuune, mis on vahel mõned koolid või keskkonnad, kus nagu on juba võetud väga teadlik suhtumine ka nende ekraanide. Ja, ongi see sama, kui sa ise teadlik, eks ju, tegelikult saad juba valida seda, et kuhu su laps näiteks läheb, eks ju, sellepärast, et saad aru, et keskkond mõjutab, et sa saad ise selle valiku teha juba näiteks koolivalikul. Ja see probleem ongi natukene, et ühelt poolt see on väga hea, aga see probleem on teiseks, et toimub siis üha rohkem see nagu ebavõrdsus kasv, et kui on osad need, kes teavad ja nii ja teised, kellel on suva, et siis nende nagu see mõtlemisvõime ja see, mis nad ka elus edasi saavutavad, erineb tohutu. Ja ma ei ütle, otse loomulikult ei ütle, et nutiseadmed on ainus põhjus, aga ta on üks nende muude faktoritega seotud asi, et kahjuks on nii, et teatud sotsiaalmajandusliku taustaga inimesed ka lihtsamalt annavad nagu nutiseadet kätte oma lastele, eks ja kõik asjad mängivad kokku, aga ta lõpuks see efekt on see ja see on, mulle tundub, et üks koht, kus nagu põhimõtteliselt riik saaks või saaksime üleriiklikult teha seda vahet vähendada, on see, kui olekski nagu tõesti igal lapsevanemal selline info kätte antud praktiliselt. Et ta saab tegelikult suure töö juba ära teha ise sellest, et tema lapsel on tulevikus, edukam. Tal on parem õppimisvõime, eks ju, ta saab hakkama, et see on nagu iga vanem saab juba ühe suure tüki tema lapse vundamenti sellega nagu panna. No see on see jah, et see ongi üks meie ühiskonna nagu keskne probleem jällegi, et me oleme nagu digiriik ja kujutame, et mida parem ta on seal digiseadmetes, seda parem on tema edasine elu. Aga nagu sa ütlesid, eks ju, see ei ole nagu korrelatsioonis, et see 2-aastane seal oma värve klõksib, eks ju, et siis ta on edukas, eks ju. Just, et peamegi aru saama, et seal on mitu erinevat komponenti, eks, et tegelikult
peamine asi, mida minu arvates võiksime ühiskonnana, koolina ja lapsevanematel lastele anda, on see, et me anname neile erinevaid oskuseid, muuhulgas ka oskust iseenda mõtlemist jälgida ja kontrollida ja suunata, muuhulgas ka oskust teadlikult nutiseadmetega ümber käia ja siis, kui nad on 18, siis on neil võimalikult palju neid valikuid, mida ta võiks teha. Ja nutiseade on üks neist, mitte see primaarne. Ja selles suhtes, et ongi, et kui ta siis 18-aastaselt, tal on võimalus minna heasse ülikooli, tal on oskuse teadmised, kuidas teha ettevõtet, ta võiks teha midagi muud, ükskõik. Aga kui ta siis ise valib, et tead, suva ma praegu nüüd paar aastat lihtsalt vaatan Netflixi, siis on okei. Aga probleem on selles, kui ta selleks hetkeks, kui tal on 18, tal ongi ainult üks valik, sest ta neid teisi asju ta ei olegi võimeline tegema. Et mina alati näen, et me tahaksime maksimeerida seda, et meie lapsed on võimalikult vabad, kui nad on 18, on ju. Ja see peame aru saama, et selleks ei ole kõige parem mitte anda nutiseadmed kätte varakult, vaid tegelikult seda anda hiljem ja mõistlikult. Sest tulles tagasi veel selle näite juurde, mis sa ka tõid, kus lapsevanemad mulle ka vahel ütlevad, no ja, aga ta seal ju õpib nagu väga palju, teeb väga keerukaid asju, mängib meid keerukat asja, on ju. Ja kuidas ma alati selgitan seda lastele, on see, et absoluutselt iga laps maailmas suudab vaadata YouTube'i, sest seal ei ole mitte midagi keerukat. Praktiliselt iga laps suudab mängida telefonimänge, sest seal ei ole mitte midagi keerukat. Aga mitte iga laps ei suuda joonistada inimest, kes on inimese moodi. Seda suudad ainult sina, võib-olla sina. See on teie võimekus. Mitte iga laps ei suuda läbi lugeda Harry Potterit. Seda suudad sina. Mitte iga laps ei suuda tund aega järjest trennis keskenduda või siis on ju joosta 400 meetrit mingi ajaga. Mitte iga laps ei suuda tegelikult mängida viiulit, seda oskad sina. See on okei, et teil on erinevad oskused, te olete erinevat moodi osavad, aga te peate aru saama, et need oskused on põnevamad ja sisukamad kui see, et sa lihtsalt scrollid YouTube'is. See on triviaalne. Ja see ongi see, mida ma ütlen ka siis lapsevanematele, et nii-öelda selle telefoni kasutamise õpib ära iga laps, ka siis, kui tal anda see alles näiteks 12 aastasel. No olgem ausad, me õppisime ka ära. No täpselt, isegi meie enam-vähem isegi meie saame hakkama. Et see ei ole mingi keerukas asi, mida peab palju õppima, aga see, kuidas sa oma aju kasutad, kuidas sa oskad oma mõtteid reguleerida, öelda, et jah, ma tunnen väsinuna, aga tegelikult minu jaoks on tähtis see spordivõistlus 2 kuu pärast, ma lähen ikka trenni, on ju. Et sa suudad niimoodi ennast reguleerida. See on keeruline asi, mille õppimine võtab aega ja kuhu meie ühiskonnana lapsevanematena peaksime panustama. Ilus. See on raske. Ma aru õige, mis sa räägid, kirjutame alla. Ma loodan väga, et praegu, kes kõik kuulavad ka meid, et samamoodi kirjutavad see alla ja teevad korrektuurid, kui on korrektuure vaja teha, aga üks korrektuur, mis kindlasti võib nagu tulla teha, et näiteks, et liikume natuke ajas edasi ja meil ongi kodus on näiteks teismeline. Oletame see, et ma ei ole olnud teadlik, mul ei ole seda nagu neid piiranguid pandud, eks ju, mul on kodus, ongi 16-aastane, aga ütleme, et mul on 15-16-aastane kodus, kellel ei ole seda piirangut pandud, tal ongi, ma ei tea, TikToki aeg on 8 tundi, eks ju. Ta lihtsalt nagu elab seal, teda sealt nagu ära saada nagu on keeruline. Mida nüüd vanem peaks tegema, kui on juba käest ära lastud? Kas üldse on midagi teha? Või on see, et nagu okei, temaga läks, äkki on lapsi veel? Jah, et ma ise olen pigem öelnud, et 15-16 aastastega, kui käest on läinud, siis mina ei saaks nagu täielikult soovitada seda sõda pidada. Vaid pigem üritaksin öelda sellises olukorras, just väga selles spetsiifilises olukorras, mis sa kirjeldasid, et nagu ei tasu võib-olla võidelda, pigem tasub ikkagi nagu armastust näidata ja üritada vahel neid mingeid asju koos teha. Sest et tõde on ka see, et ikkagi, et seal see üks suur muutus tuleb veel, seal on ju 18-20, kus lapsed saavad tõesti päris iseseisvaks ja muutuvad, on ju. Ja lootus on, et kui me teda siis toetame kogu aeg seal üleminekul, siis tegelikult ta nagu ikkagi suudab sellest ka
üle saada ja nii-öelda saab selle teise võimaluse. Noh, et selles kohas on meil 2 võimalust või laias laastus 2 on, et üks on, keda nüüd lähebki seda ja enam elus mitte midagi ei tee. Ja teine on see, et me toetame teda ja ta ikkagi leiab selle nii-öelda, saab selle teise võimaluse ja kas oleks parem olnud, kui ta ei oleks 6 või 7 aastat olnud kogu nutiseadmes? Jah, oleks parem olnud, aga elu on pikk ja selles suhtes, et inimesed on väga erinevad ja me lapsevanemana ei tohiks kunagi alla anda ja esimene asi peab ikka olema see, et see laps, et ta ei tunneks, et nüüd lapsevanem teda sellepärast vihkab, et ta on kogu aeg nutiseadmes ja niimoodi, et on ikkagi armastus ja selline turvatunne seal kodus. Mulle meenus see meie Anna ja Raivo Nõmmiku vaata osa, kus me rääkisime laste vaimsest tervisest üleüldiselt, natuke rääkisime ekraanidel ka, aga seal oli nagu see, seesama koht, et ühised õhtusöögid näiteks. See on nagu et UNESCO pärand Euroopas, sellepärast, et kõik peetaksegi niimoodi, et kõik on oma ekraanides või telekate ees või et on eraldiseisvalt, ei ole ühist nagu aegagi. Ehk siis ma tuletaks ka selle nagu meelde, et laste kasvatamine on imelihtne, eks ju, eeskuju. Ja kui me tegelikult, kui me ise ei loo isegi neid võimalusi mitte oma selle teismelisega näiteks koos olla, ma ei tea, me ei tee mingeid ühiseid väljasõite, meil ei ole ühised õhtusöögid, meil ei ole kohad, kus me saame üldse nagu vestelda või midagi muud nagu teha, siis seda ei saagi tekkida, et see me iseeneslikult nii-öelda loome seda keskkonda, eks ju. Ehk siis seal saab, et seal tuleb see töö ja vastutus ikkagi endale võtta. Et kui me oleme selle sinna. Ja et mingid sellised kohad jätta, et see võib olla tõesti, et kellel siin lapsed on ju 7-8 või niimoodi, et me ja väiksemad, et me harjutame sisse selle traditsiooni, et ikkagi ongi õhtusöögilauas on enamasti kõik koos, võib-olla vahel on vanemad kuskil reisil või nii on ju, aga enamasti on kõik koos. Enamasti me ikkagi räägime, ei ole õhtusöögilauas, ema isa ei ole telefonis, lapsed ei ole telefonis. Ja et üks viis, kuidas nüüd seda saavutada nagu siis sellise teismelise puhul on see, et nüüd mitte nii, et reede õhtul on ju kõigil emotsioonid laes, kõik on väsinud ja siis hakkame karjuma ja laamendama, kus kõik on nagu kogu aeg nutiseadmes, me tahan, et me oleksime koos õhtusöögilauas, et pigem seal laupäeval, pühapäeval nagu korra rahulikult rääkida, et teate, et tegelikult ma tunnen puudust sellest, et me nagu perega oleksime koos ja pakun välja, et me teeme sellise asja, et me nagu lihtsalt nagu tõesti õhtusöögilauas nagu siis 15 minutit nagu keegi ei ole telefonis ja natukene räägime nagu, mis on päeva jooksul toimunud, et seda ei ole ju tegelikult palju palutud, aga see on algus selline. Väike samm. Aga et selline asi võiks igas peres olla ja ongi see kurb asi ju tõesti, et need ekraanid on nii võimsad, et nad selle pere, ongi, nagu sa ütlesid, et UNESCO pärandis on, sest et ta tõmbab selle kõik lahku, mitte ainult lapsed, vaid ka lapsevanemad tegelikult söövad ja vaatavad oma mingit asja. Ja ma arvan, et see on see tähtis asi, et me nagu ütleksime, et see ei ole normaalne. Okay. Ja see ei ole paratamatu, sest see on vahel, mis ma kuulen lapsevanemalt. Mis me teha saame? On juba nii. Selline aeg on, eks. Aga me kõik mäletame, mis oli on ju 20 aastat tagasi suitsetamisega. Igal pool võisid suitsetada, klubides, restoranis, natuke lähme ajast tagasi, inimesed suitsetasid autodes, läheme ajast tagasi, suitsetasid lennukis. Kõik oleks võinud öelda ka. Mis me teeme? See on paratamatu, midagi ei ole teha, et lihtsalt on nii. Nii et see, et mingi asi on meile peale surutud, siis tubakaettevõtete poolt või antud juhul on ju suurkorporatsioonide poolt, kes on nende tehnoloogiate taga, see ei tähenda, et meie peaksime sellega leppima. Me ei peaks sellega leppima. Meil on õigus öelda, et ei, ma tahan teistmoodi, et asi oleks. See ei ole paratamatu öelda, et meie pere, meie lapsed, meie Eesti ei saa sellest mingit kasu, et me nende suurkorporatsioonide orjad oleme. Et see ei pea nii olema. Ja see on tähtis sõnum, mida ka nagu levitada Eestis, et see ei pea nii olema, see ei ole paratamatu. Väga õige. Kirjutan 2 käega alla ja loodetavasti see sõnum levib ja läbi meie podcasti samamoodi. Aga üks teema on veel, mida tahaks kindlasti nagu puudutada, meil on nagu ikkagi suurte muutuste, ma ei tea, siis sees oleme tegelikult me ja see on ikka väga huvitav aeg, et kus me praegu hetkel oleme ja just kui rääkida tehisintellektist ja AI-st, eks ju, ja selle arengust, et me oleme ikka väga
kiiresti jõudnud sinna, kus me oleme ja noh, kuhu see nagu tulevik, eks ju, nagu viib on üks asi. Kuidas sa nagu näed, et kuidas see AI tulek nagu meie seda aju ja ütleme siis ka õppimisvõimet ja kõike nagu seda mõjutab, sest ma ei tea, kas seda MIT uuringut, seda Michigani ülikooli uuringut vist tead, see oli küll väike, mingi vist 50 inimesega tehtud, eks ju, seda essee kirjutamist, kus siis need, kes kasutasid AI abi, ei suutnud nagu pärast essee kirjutamist nagu öelda, mida nad üldse kirjutasid sinna sisse. Ja sain aru, et nagu pikaaegne mõju on ikkagi ka, et kus oli, et kui sa nagu lihas, aju on nagu lihas, et kui sa seda ei kasuta, siis vist hakkab nagu ikkagi Mart teeb kõik mööbid siin või? Taandarenema või? Nojah, see on see, mis on ka tegelikult läbi käinud meie jutust juba ju, et selleks, et millestki paremaks saada, sa pead neid asju harjutama. Ja nüüd tehisaru annab selle võimaluse, et on ju, sa oled 8. klassi laps, viitsi eriti koolitööd teha, tahaks TikTokis olla ja sul on kõrval lihtsalt nagu võimalus nagu see koolitöö ära teha lihtsalt. No, et see on väga ratsionaalne otsus nagu siis see koolitöö seal ära teha. Ja see probleem, mida siis see 8. klassi laps ei tea ja kahjuks ka tema lapsevanem ei pruugi teada, isegi õpetaja ei pruugi talle seda hästi sõnastada või õpetajat ei kuula, ongi see, et kui tehisaru teeb sinu eest ära, siis sina ise ei õpi mitte midagi. Ja meie loovuse jaoks, selle jaoks, et me saaksime aru, kes me oleme, selle jaoks, et me oskaksime maailmas toime tulla, on vaja neid teadmisi siin. Muidugi võib öelda, et neid teadmisi on vaja natuke teistsuguseid, et neid on vaja natukene vähem mõnda kohta, et varem oli vaja, et sul kõik peas on, nüüd sa saad mõne asja tehisarust kätte, on ju. Aga näiteks on ju, see oleks väga imelik, kui me oleme siin on ju vestluses, on ju, ja siis te küsite mult ja ma iga kord võtan telefoni ja siis loen sealt maha, et mis see tehisaru mulle vastas, on ju. Ja et see tundub naljakas, aga tegelikult on nagu meil on ju, mitte siin Eestis veel, aga nagu maailmas on ettevõtted, mis nagu just seda nagu propageerivadki, et sul on nagu, kui sa teed nagu Zoomis näiteks intervjuud, on ju, siis sul kogu aeg tehisaru jookseb seal ekraanil, midagi sult küsitakse kohe, ta söödab sulle ette nagu mida teha. Ja see idee on, et see on uus normaalsus. Aga jah, mida ma tahan öelda on see, et kui me läheme seda teed, siis jah, meie enda oskused ei arene ja võiksime ette kujutada, et laps, kes nagu on 6. klassis, hakkab kõigeks tehisaru kasutama, siis tema mõistus jääbki 6. klassi tasemele. Et siin me peame aru saama, et see on natuke see inimaju ja aruga tegelemise probleem on see, et kui me oleme täiskasvanud inimesed, siis me ei saa aru, kui palju me tegelikult oleme õppinud. Ja sest kuulemegi tarku inimesi, kes ütlevad, et kool oli jumala mõtet, ma ei õppinud seal mitte midagi. Muidugi, kui sa hakkad mõtlema mingi keemia, mis ma ei mäleta mitte midagi. Aga vaata, mis see koolis teed on see, et sa nagu samm-sammult nagu ehitad mingid teadmiste tükke. Seoseid ja õppid õppima tegelikult ka ju. Õpid õppima, see ongi see, et see kogu need teadmised, see ei ole nii tähtis, aga see, et sa oled seda protsessi läbinud, see on tähtis. Sa oled õppinud õppima, kuidas asju kokku panna, sul on nagu ajus sellised erinevad tükid, mida sa saad kuidagi kombineerida. Ja kui me siis täiskasvanud oma asja teeme, mingit ettevõtlust näiteks, me ei pane tähelegi, kuidas me tegelikult kasutame neid tükke, mis on ka koolis antud ja siis mõtleme, kool on mõttetu. Tegelikult, et olla mõistlikud ja head ühiskonna nagu osad inimestena, on meil vaja seda, et me nagu ise teeme. Või veelgi enam ma ütleks selle mõttega ära, et see, mis minu jaoks põhiline probleem on, et kui nüüd inimene kõik laseb teha tehisarul kogu aeg, tegelikult ta ei ole enam vaba inimene. Ta ei tee enam, ta ei suuda enam ise otsuseid teha. Ja siin ongi see koht, kus ma näen, et see tehisaru ei ole nagu sõltumatu sellest nutiseadmete teemast. Vaid ta nagu võimendab seda probleemi, mis nutiseadmed juba tekitavad. Et nutiseadmed on, nagu oleme rääkinud, sa võib panna, et sa oled kogu aeg seal, on ju. Aga nüüd ka kõik otsused, mis sa edasi teed, mida sa õhtuks otsustad süüa, mida sa nagu oma partnerile vastad, kui kõik tuleb tehisarust, siis võiks isegi öelda, et sa ei ole enam inimene, sa ei ole enam vaba, sul ei ole enam, sa ei ole enam see, kes sa võinuks olla. Ja see on see tume stsenaarium. Jällegi, on ka neid, kes hästi kasutavad. Aga et see me näeme ka, et jälle siin läheb see 2 lehte. Aga kui nüüd seda vaatatagi seda konteksti, jälle tuleme selle 6., 7., 8. klassini nagu juurde, eks ju, et me on ka juba seal koolis lapsed käivad, eks ju, on see
tehisintellekti nii-öelda tehisaru, mulle meeldib tehisaru, tehisaru. Tehisaru on ilus. See tundub kohe kuidagi parem. No ei tea, miks Jaan Arul tundub tehisaru parem, aga see tehisarule nii-öelda see nagu üleminek ja programmid asjad ka, aga mida siis sa ütlesid nagu, kas lapsevanemad peaksid siis nagu ja õpetajad ka nagu kuidagi füüsiliselt ka seda tehisaru kasutamist piirama näiteks, ma ei tea, kuni gümnaasiumini või et mis seal nagu seda nagu teha, sellepärast et tõepoolest on see, et laps tuleb koju, tal on kodutöö, essee vajab kirjutamist, AI-se sisse ja sul on olemas nagu, et ja me valime ju selle nagu lihtsama nagu teekonna, sa ütled küll, et ma ise aju ei kasuta, aga kurja, mul on see homseks vaja ära teha, aega on nagu vähe, võib-olla tahaks, võib-olla on see, et ma ei taha nagu, ma ei tea, GTA-d mängida või TikTokis olla, võib-olla tahan sõpradega väikse jalka teha nagu ja ma teen kiiresti õppimise ära, muidu äkki vanemad ei lähe välja ja tehtud. Jah, et siin see sõpradega jalka mängimine on nagu väiksem probleem, aga tõesti, kui see, ma tean, ma ju räägin noortega sellest ja üks põhjus on, et mul ei ole aega, on ju. Ja kui siis see, et mul ei ole aega, tuleb sellest, et on 6 tundi TikTokis, on ju, siis me näemegi, et et see tehisaru ja see nutiseadmed ei ole eraldi asjad, vaid need nagu võimendavad teineteist, eks. Aga siin on jah, et see on järjekordne näide siis, et nüüd ongi nagu natukene, nagu me oleme rääkinud siin varasemalt, on ju, natukene oleme järje peale saanud nende nutiseadmetega ja osad vanemad teevad juba väga mõistlikult. Ja nüüd tuleb siis pauk täiesti uus asi, kus riik ei ole valmis, ühiskond ei ole valmis, lapsevanemad ei ole valmis ja lapsed kasutavad, eks. Nii et kõige lihtsam nagu see ravim selle vastu tegelikult on see, et õpetajad ei jätaks hindelisi kodutöid. Okei, oota. Ja see on asi, mida ma olen ka õpetajatele nagu öelnud. Me näitame andmeid, et vaata, kui palju lapsi kasutab seda tehisaru nagu õppimiseks ja kodutöö ärategemiseks, et kõige lihtsam relv selle vastu, et kodutöö ära teevad, on see, et sa ei jäta hindelisi asju koju. Et pigem nagu teed seda ümber pööratult, ütled näiteks, see on okei, et te kasutate tehisaru, aga kasuta nii, et sa üritad sellest koolitükist paremini aru saada, sest meil on nüüd siin tuleb see töö, mis tuleb klassis. Ja et sul ei ole siin võimalik seda teha telefoniga või tehisaruga. Ma saan aru, et see ajaloo osa on igav, aga räägi tehisaruga, küsi, kuidas seda põnevalt õppida ja katsu need kõik asjad selgeks saada. Aga töö on siin koolis, eks. Aga et siis me võimaldame seda, et nagu seda tehisaru nagu kasutataks mõistlikult ja et vastataks koolis. Aga see mõistlikult kasutamine, et seal on niisama lihtne, et sealt lisaks jällegi peaks olema nagu riiklik tugi, et kuidas lapsed nagu saaksid seda mõistlikult kasutada, mis see tähendab, et iga laps on korra kuulnud, et kuidas sa küsid õigeid küsimusi, kuidas sa nagu ei jää lihtsalt sinna tehisaru lõksu. Ja me oleme olulisi samme astunud ja nagu et saab öelda, et me midagi oleme teinud siin ka riigina, aga pikk tee on veel minna. Okei. Ma küsin enda siukse, ütleme, kuulsin siin siuke AI, ütleme siis tehisaru ohutuse spetsialisti, mis ta on siin Roman Jampolskit rääkimas siin viimases podcastis ja siis ta nagu tegi sellise maalis sellest tehisaru arengust nagu päris siukse nagu huvitava pildi, et sa oled ka seal asja sees, et äkki oskad kommenteerida, et ta ütles, et meil siuke 2027 on siuke generatiivne AI juba olemas ja 2030 ta arvab, et on siuksed nagu humanoid robotid juba teevad meie eest juba kõik lihtsamad tööd ka ära ja et tööpuudus on laes ja kuni selle singulaarsuseni välja, mingi 2045 oli tema see nii-öelda arvamus, kus põhimõtteliselt on see, et see kogu maailma teadusareng on siis nii kiire, et me inimesena ei saa sellest üldse aru. Tõi nagu hea näite selle mingi iPhone'idega, et kui praegu on see, et sul on nagu üks iPhone nagu aastas ja sa saad enam-vähem aru, et mis uus telefon sul tuli, mis tal uus võimekus on, eks ju, siis ühel hetkel on see, et sul tuleb nagu uus iPhone päevas, tunnis, minutis, sekundis ja sa ei suuda sellega üldse enam nagu järge pidada. Ja kui võtta nagu, et mis sinu vaade on nagu sellele tehisaru siis arengule praegu, olles selle nagu sees ka ja mis sinu nagu ohud, hirmud või siis ka nagu lootus nii-öelda on ja siis mul on jätku küsimus ka sellele, kui sa selle ära vastad. Jah, et ma ütlen, et kui me räägime tehisarust, siis see areng on olnud tõesti tohutult kiire ja selles suhtes vahel frustreeriv, sest teadlasena tahaksid mingist asjast aru saada ja see on juba uus mudel, mis nüüd teeb hoopis teistmoodi seda sama asja.
Aga samas ma ikkagi ütlen, et jah, et tänasel päeval siin ja praegu ei ole põhiline probleem mitte tööpuudus või mitte see singulaarsus või see, et robotid tulevad meid hävitama, vaid tänasel päeval on kõige suurem probleem see just, et tal on juba praegu reaalne negatiivne efekt meie mõtlemisele. Tal võiks olla positiivne efekt ka ja mõne inimese käes on, aga tihtipeale on pigem negatiivne. Mis see areng nüüd on, et me näeme, et see kiireneb ja kohati on mõned sellised ka märgid, et tegelikult see praegune areng ei pruugi niimoodi jätkuda, aga on oht, et kiireneb. Ja siin, ma ütleks, et teadlasena mulle ei meeldi ennustusi teha, seetõttu ma neid nagu ei tee, aga ütlen, et jah, et me peame nagu kogu seda kätt pulsil hoidma ja Eestina ka, et kui me tahame olla nagu asjalik tehnoloogia riik, siis meil peab olema nagu kompetentsi, et nagu hinnata neid asju, mis on võimalikud ja asju, mis on ohud. Ja jällegi mõnda asja oleme teinud, aga teistes asjades meil puudub absoluutselt ülevaade. Et ma tooks siia ühe sellise teise teema, mis on oht, millest nagu Eesti meedias on võrdlemisi vähe räägitud, on see, et me teame reaalselt juba Ameerikas on küsitlused selle kohta, et noored inimesed väga hea meelega võtavad endale nagu tehisaru partnereid. Nüüd, see oli, kas sa mäletad protsenti ka või? See oli päris kõrge protsent. Ja, et selles Ameerika ühes uuringus oli, et 25% on aktsepteeriks romantilist suhet tehisaruga. Sel juhul selles uuringus vist oli ainult 1%, kellel juba oli tehisaru kaaslane, aga need olid nagu noored inimesed. Kui me tegelikult vaatame maailmas, siis nagu neid on miljoneid inimesi, kellel on juba nagu tehisaru kaaslane. Ja ta ei ole alati negatiivne. Eks sa kujutame ette üksildast vana inimest, kellel nagu tõesti tal ei ole perekonda, ta ei ole kellegagi suhelda, ta võib-olla ei saa nii hästi liikuma ka. Et see, et ta saab nagu seda tehisaru kaaslasega suhelda, ei ole ainult halb. Aga nüüd, kui 10% või 20% nagu noortest inimestest ütleks, et ei, mul ei olegi vaja, mis ma selle päris inimesega, see tüütu ja higine ja tead vaidib vastu ja mingi jaurab. Ja täpselt, et me kõik teame ju, et inimsuhted on keerukad. Sa pead vahel nagu selle teise inimese kiiksudega tegelema, sul on nagu raskeid momente, aga tehisaru, need kaaslased on ju jällegi nad on meelega loodud selliseks, et nad oleks super mõnus, ükskõik mis sa ütled, ta on kohe valmis tegema. Nüüd on juba sisse kirjutatud selle ka, et on aru saadud, et randomnessi baasil vahepeal ta paneb sul natukene nii-öelda, kuidas öelda, biatšikut ka mängib natukene, et on aru saadud, et kas see käib asja juurde, et on vaja. Natukene see mingid sellised asjad, aga jah, et seal nagu see põhiidee on see, et sa jällegi tahad hoida seda inimest võimalikult kaua seal selles tehisaru keskkonnas on ju. Ja me näeme juba praegu seda ohumärki ja ka Eestis koolipsühholoogid on mulle rääkinud, kuidas nagu lapsed ka nagu tulevad ja räägivad oma suhetest nagu Eestis siin tehisaru. Ongi nii. Ja ma ütlen, et sellest ma alustasin, et meil tegelikult selle kohta nagu absoluutselt puutub kaardistus, kui lai see probleem on. Ja jällegi kuulajate jaoks see võib tunduda nii loogiline, mis asja ma saan ju aru, et see on tehisaru ja see on lihtsalt nagu programm. Aga tegelikult nagu maailmas tõesti on miljoneid inimesi, kes ei saa aru sellest, kes nagu suhtlevad selle programmiga, nagu ta oleks päris inimene, käivad kohtingutel ja ma ei ole seda ise valideerinud, aga üks teadlane rääkis, et tema on nii-öelda Redditis lugenud, kuidas inimesed ostavad nagu sõrmuseid nagu endale tehisarule. Et on selline väga teistmoodi oht, millest me ka peame rääkima, kui me mõtleme suhetest ja eriti sellest, et nagu inimsuhted on rasked ja et kuhu me siis jõuame riigina ja nagu inimkonnana, kui osa meist nagu tegeleb hoopis selliste suhetega. Aga tuleme selle juurde siis, et sul 9 ja 11 aastane praegu kodus, kas sa ka midagi teed või kuidagi, et mis on siis see, mida sina neile õpetad või kaasa andnud või kuidagi, et nad saaksid aru, et tegemist on nagu tehisaruga nagu tulevikus. Mina olen Jaan Aru, see on tehisaru. Või lähed sa ka nagu tulevikus, võib-olla me kõik läheme pulma ja tähistame seal nagu oma lapse pulma ühe tehisaruga, et see oleks ka huvitav nagu siuke asjade käik. Ära hirmuta. No ma räägin, tekitab ikka kõhedust küll, jah. Et see esimene samm, mida nagu iga lapsevanem võib teha, ongi see,
kui teil on selline laps, kes on juba kooliealine, et siis nagu korra istuda selle tehisaru ees ja proovida mõnda sellist asja, kus te näete, et tehisaru nagu eksib ja siis lapsele näidata, et ta tegelikult on väga imelik süsteem. Sest 2 klassikalist asja, mis ikkagi tavaliselt nagu välja tulevad ja ka kõige uuemate mudelitega on nagu et need mudelid kogu paranevad, on ju, aga kõige uue mudeliga töötab, on see, et kui sa ütled see tavalisele tehisarule näiteks, et on ju, et nimeta 5 linna Eestis, mille esimene ja viimane täht on A. No siis proovige, et see nagu ta ikkagi suhteliselt imelikke vastuseid annab. Või sa lähed ja ütled talle, et nimeta mulle 6 looma, kelle nimetuses on täpselt 2 kõhtähte. No, et eks ta see häda on, et nagu võib olla, et nagu see siin mõnikord ei tööta, aga nagu ma siin neid olen veel paar nädalat tagasi proovinud, et siis nagu töötasid. Ja siis, kui see näide tuleb ja sa näitad lapsele ka nagu, et siis laps ka loodavasti saab aru, et see ei ole mingi inimlik süsteem, vaid see on väga imelik süsteem, mis vastab väga imelikke asju ja seda olen mina oma lastega ka teinud, et vahel kui nad tahavad midagi, ütlevad, tahaks mingi tehisarus, ütlen ei, me ei hakka niisama rääkima, vaid minge nüüd oma tuppa. Mõelge mingi selline nagu trikiga küsimus või asi, mida me nagu tehisarult küsime, ainult siis me saame nagu rääkida, et me alati nagu testime mingeid asju. Nüüd ei ole, ja nüüd ongi, me tegime neid asju kunagi võib-olla aasta tagasi ja mul oli paar huvitavat näidet, aga nüüd me ei ole pikalt teinud, sest mingil hetkel nad saavad aru, et okei, nii põnev see ka ei ole. Et sinna sisse minna. Võib-olla see ongi lihtsalt homne reaalsus, millega me peame hakkama leppima. Et mina ei taha muljetada, et see on kõik nagu mõttetu, eks, et selles suhtes jällegi kujuta ette, et sa oled nüüd laps kuskil Eesti külas, seal on vähe lapsi, sa oled ainus, keda huvitab astrofüüsika, on ju. Juba see, et sul internet annab palju juurde, aga nüüd põhimõtteliselt tehisaru, kus saad vestelda, see on palju interaktiivsem, ta vahel eksib ja tal on need probleemid, on ju, aga põhimõtteliselt on võimalik, et sa saad nagu, kui sa õigesti ka promptid õigesti küsid, sa saad talt suht head informatsiooni astrofüüsika kohta. Ei teised lapsed, ega lapsevanemad, ega õpetajad, seal keegi ei oskaks midagi sellist rääkida, see on võimalik väga kiiresti õppida asju. Aga see on erand praegu, et see, me peame aru saama, et see ei teki iseenesest, vaid see tekib siis, kui see laps ise juba teda huvitab nii väga, et hakkab õigeid asju küsima. Aga kui lapse intuitiivne kasutusviis on see, et kuule, lahenda minu eest see ajaloo kodutöö ära, siis ta tegelikult ei õpi ja ta ei saa paremaks ja ta võibki jääda sinna 6. või meil ei oleks ei ratast, tehisaru ega pesumasinat, kui me poleks tegelikult loomult hästi laisad. Et see on juba sisse kodeeritud meile siin. Ei, me oleme laisad aga see ongi haakub selle igavusega, et ongi 2 jõudu meie sees, ühelt poolt laisad on ju. Aga teiselt poolt me ei salli igavust, nii et ongi, et võib-olla olete ka proovinud oma papside üritustel on, et nii, nüüd pikutame 8 tundi. Ei ole proovinud. Nagu sa oled, nagu lihtsalt istud lihtsalt, on ju. Et siis mingi hetkel hakkavad mõtted tulema, sest me ajus ongi need 2 eri jõudu, aga nüüd tänu nutiseadmetele ja tehisarul on see kõik väga nagu kaldu ühele poole, kus sa täielikult nagu ignoreerid seda igavust ja täielikult elad välja oma laiskust. Ma ei tea tegelikult, kurat see asi, mis ma siin tööl pean tegema, ma tegelikult viitsi seda teha ja siis lasen tehisarud, vahetan see tehisaru teeb päris hästi, on ju. Ja siis tegelikult, kui kõik seda või osa seda teevad, siis tegelikult kogu meie see kultuur lahustub ühtsases tehisaru juras. Olluses. See kohta võib halvemini ka öelda, nagu see on tehisaru muda või nagu inglise keeles, ütleme inglise keeles, siis ei pea eesti keeles halvasti ütlema, see on enshittification. Kõik on nagu selline ühtne jura, nagu kõik jutt näeb samasugune välja, naljad on kõik samasugused, kõik räägivad, kirjutavad samasuguseid kirju, raamatud kõik samasugused, filmid kõik samasugused, muusika kõik samasugune. Ja see on isegi seda juba öelnud, et neid, kes tehisaru palju kasutavad, eks ju, et lisaks sellele, kui neil enda mõtlemisvõime on olemas, aga kui nad hakkavad ise ka nüüd looma midagi, siis on see, et nad juba loovad seda samamoodi, nagu neil on see ette antud, et sa oled selle samas mõttemustris sees juba ise ka. Kas on midagi, arvestades seda, et kuhu see maailm liigub, räägib sellest AI arengust, eks ju, kõik see tuleviku töökohad, pole õrna aimuga, eks ju, millised meist alles jäävad, millised ei jää, eks ju, et kas on midagi kõike seda arvestades ka
ka, mida me maininud ei ole, mida sa näiteks oma lastele tahaksid kaasa anda või õpetada või ka kõik lapsevanemad siin, kes meid kuulavad, eks ju, saavad oma lastele kaasa anda, et sellest nagu tuleviku ühiskonnas, millest me tegelikult nagu mitte midagi ei tea veel, et seal kuidagi paremini hakkama saada. Et nagu, sest nagu selline tunne on küll, et nagu, et kõik on nii muutumised, mida ma kurat üldse nagu peale nagu hakkan, eks ju. Et kui ma tegelikult ei tea, mis juba tuleviku ajaloo tunnis räägime, kunagi mäletad, olid inimsuhted. Jaa. Täpselt, et see on jälle see UNESCO pärand, inimsuhted. Aga noh, ma arvan, et see kõige tähtsam mõte ongi, et me ei pea ütlema, et see kõik on paratamatu ja normaalsus ja me ei pea kaasa rabelema ja jooksma, vaid me peaksime nagu selles ajastus, kus kõik on kiire, kogu aeg on hästi palju ja tuleb juurde üha rohkem võtma neid aegu ja hetki nagu ka iseenda jaoks ja õpetama ka oma lastele seda. Sest lõpuks, nagu me rääkisime, üks suur oht on, et kõik on ühtne, samasugune jura. Aga teine võimalus on see, et noh, me peamegi natukene vähem tööd tegema, kuna nii palju ei ole nagu vaja, on ju. Ja et meil on rohkem aega nagu olla iseendaga. Aga siis, kui sa oled, on ju 40 ja sa oled kogu aeg õppinud olema telefonis ja tehisaruga, sa ei suuda enam iseendaga olla. Kui sa oled väiksest peale nagu õppinud ka nagu vahepeal iseendaga olema, siis ja ainult siis on see lootus, et nüüd, kui sul tegelikult on rohkem aega, sa teedki mingeid asju, mis sulle rõõmu pakuvad. Jällegi, olgu see luuletamine, niisama looduses jalutamine, ujumine, mingi imeliku asja välja nuputamine, ettevõtlus, podcasti tegemine, teiste inimestega suhtlemine. Aga see saab tulla ainult siis, kui sa oled nagu võtnud seda aega iseendale. Ja see on tähtis asi, ma arvan, et me nagu saame aru, et me ei pea nagu kõige selle kiirusega kaasa jooksma, et tegelikult vastupidi, me peame nagu võtma aega ja see ei pea olema nagu 5 tundi päevas, aga see, et nagu meil on pool tundi päevas või tund aega päevas. Küsime siis nii hoopis, et mida nagu sina teed, see, mis sa ütled, ma tunnen nagu väga seda ära, et on ka, meil on erinevad projektid on korraga töös, eks ju, to-do listid põhimõtteliselt ajavad, eks ju, üle ääre juba, sul on siuke tunne, et sa pead kogu aeg nagu järgi, eks ju, jooksma, ma ei tea, uued mudelid tulevad, eks ju, nagu peale, et justkui siuke tunne, et võrdled ennast teistega ka, et teised panevad palju kiiremini, eks ju, et tõesti on nagu palju selle ajule ikkagi nagu tohutu nagu koormus ja üldse nagu vaimsel tervisele üldiselt, eks ju. Mida sa soovitad siin teha, nagu ongi nüüd lapsevanematele ja mida sina ise teed, et enda aju siis hoida funktsioneerivana ja nagu parimas töökorras ja ka puhanuna? No ongi paar nippi oleme juba läbi rääkinud, eks on ju see, et sul on ikkagi mingid sellised traditsioonilised asjad nagu õhtusöögid koos, kus täielik rahulikult on ju tegeled. Teine asi, mis ma just mainisin, et sul on, sa ise endale võtad ka need hetked, kus sa lihtsalt mida sa teed? Räägi enda päevast nagu kuidas? Ja, et ongi, et noh, et vanasti ma olin ka kogu aeg jooksin ja kohati, mis mind praegu pahaseks ajab, ongi, et nagu nii palju tööd on, et sa pead ka kogu aeg midagi tegema, on ju, aga tegelikult ma tahangi seda, et ma nagu võtan nagu hetke nagu või mitu korda päevas selle hetke, kus ma nagu lihtsalt näiteks joon teed, istun lihtsalt raamaturiiuli juures, vaatan neid raamatute pealkirju, on ju. Ma tegelikult ei loe midagi, ma lihtsalt istun nagu. No vahel on see 10 mintsi, on ju. Vahel pikemalt, on ju. Või teinekord, kes ei taha mingit kuuma jooki võtta, võtke jäätis. Täna, ma loodan, et mu lapsed ei vaata seda. Pärast sõin ära kiiresti midagi ja siis ma tundsin, et liiga kiiresti sõin ja nagu ma mõtlesin tööasju ka, et okei, ma võtan nüüd ühe jäätise nagu külmkapist. Ja istusin, sõin jäätist, nagu mõtlesin, et lasin mõtetel liikuda natuke, mis lihtsalt nagu, mis tuleb nagu, eks. Ja siia lisaks võib siis anda nagu sellist paar asja, et nagu noh, et leida endale mõni hobi. Palju asju, idee oleme ju täna maininud ju näiteks see hobi võib olla ka lihtsalt metsas jalutamine, see ei pea olema mingilegi tegemine või see ei pea olema trenni tegemine. See võib olla jalutamine või ka aias toimetamine, ehkki no nüüd tuleb talv, on ju, siis on aias raske toimetada, aga noh, lumememme tegemine on ju. Ja viimane komponent, mida siia mainida, võib-olla jälle viimane, see on see probleem, ma alati ütlen viimane, siis mul tuleb mitu mõtet veel, on ikka raske see inimaru on ju. Aga noh, et nimetame 2 komponenti veel, et üks on see, et ka nagu otsida neid kohti, kus sa nagu teadlikult nagu teiste inimestega koos oled, jällegi mitte tehisarus, mitte telefonis, vaid nagu lihtsalt ütled ka teisele, et
saaks, et ära vaata telefoni, muidugi kui nagu abikaasa helistab, peab vastu võtma, on ju, aga noh, räägime lihtsalt juttu, teeme lolli nalja ja nagu oleme lihtsalt inimesed, on ju. Ja siis viimane asi, mida ma praegu ütlen, on see, et nagu jah, et ongi see probleem, et meil on kogu aeg nii palju kiire, teised teevad paremini. Ja siis me võtame aega näiteks unest või kuskilt. Tegelikult, et olla head inimesed, kelle ajus on nagu sul on rahu ja üldse võimalus rahuks, sa pead nagu ka hästi magama, eks. Et meil on see ikkagi, et meil on see piisav puhkeaeg ja juures see logelemisaeg. Need, kes kiiresti rabelevad, nad rabelevad niikuinii edasi. Aga ühel hetkel võib-olla on tähtsam see, et me oleme iseendaga rahujalal ja selle podcasti vormis ja vaimus, et oleme kogu perega rahujalal. Kui me kogu rabeleme, siis me ei saa seda olla, eks. Me peame ise olema, nagu on täna ka ette tulnud eeskujuks, on ju, et kui meie kogu oleme närvis ja kogu aeg kiire ja ma pean selle asja ära tegema, nii siis meie lapsed ka õpivad seda, eks. No jumala äge, jumala head soovitused. Ma isegi lisaksin siia juurde, et endal tuli üks päev üks hea avastus, kuidas aju kasutada päriselt iseenda aju. Ja täitsa lõpp, ja siis avastasin, mul need äratus. Kasuta aju. Kasuta aju ikka. Alusta aju kasutamist, aga eilsest on jäänud. Aga huvitav asi, et veis. Tallinna linn. Nagu loom veis. Ei, nagu veis, Tallinna linn, nagu GPS on ja siis, et kui muidu varem, kui ma kuskile uude kohta sõitsin, panin nagu veisi sisse, siis avastasin, et nagu autosse automaatselt istun, veis läheb sisse. Isegi tuttavad teekonnad, paned ikka aadressi sinna sisse. Paned sinna sisse ja siis avastan, et oota, see tehisaru nagu pakub mulle teistsuguseid variante, kus ma ise liiguks ja sõidaks. Ja kui ma üks päev selle välja lülitasin, ma avastasin, et kuule, ma ei oskagi enam sinna sõita, kuidas see käib, ma pidin mõtlema, mis varem tulid automaatselt, ja siis ma pidin hakkama mõtlema, kuidas seda kasutada. Ja üks koht veel, kus ma ise olen oma töö juures, olen märganud seda asja, et kui mul tulevad sinna vanuses 10+ lapsed metsa sünnipäevadele, siis me kutsume neid natukene, kuidas nüüd nagu kadunud põlvkonnaks, et kus nad kadunud on siis ekraanide taha, et seal on see on näha, et see mõju on juba hakanud väga tugevalt nagu avalduma, et kõige ägedam asi, mis seal metsas nendega juhtub, on see, et nad kohtuvad üksteisega. Ehk siis tekib mingisugune sotsiaalsus. Ja nad näevad, et esimene asi, kui autost välja astuvad, ma võtan selle nutiseadme käest ära ja siis ta vaatab, kus ma olen. See on roheline, see on mets, kui huvitav, nagu üritab ka alguses suumima hakata, seda sa ei saa teha. Siis ta vaatab, kes need on su sõbrad ja tahaks juba emotsid vajutada, et cool, lahe, teeme nukid midagi, ei saagi, et ma pean nagu päriselt oma emotsiooni asju näitama. Ja kuidas nad siis vaikselt hakkavad avanema ja et antakse nagu neid võimalusi. Ja kus ma seda ise märkasin, et ka minu sotsiaalsus on hakanud kaduma, sest mul on palju lihtsam sõpradega suhelda siis turvalisem läbi siis selle sotsiaalmeedia. Isegi mitte enam helistades, sest see ei ole ka enam turvaline, sest ma ei tea, kuidas mu sõber vastab sellele, sest see võib-olla ta vihastab, võib-olla ta hakkab midagi kohe peegeldama või mis iganes on. Lihtsam on kas siis kirjutada või voice saata. Eriti marginaalne sündmus juhtus siin mõni aeg tagasi, kus olime ühe sõbra juures, kellel on siis noorem õde, kes 18-19 ja tal oli tekkinud peigmees. Ja ta oli kogu aeg peigmehega nagu chattinud ja see peigmees tuli külla ja ta ei osanud taga midagi rääkida. Ta läks üles tuppa ja me olime all, lõbustasime ta peigmest ja ta chattis taga. Sul tuleb nagu Peika külla ja siis sa chatid. See on ju kurb, eks? See on kurb, et ma lisaks sinna selles sinu loetelusse ka neid momente, et kus toimubki nagu nii-öelda juba ise see enda forsseerimine, et lastele näidata see sotsialiseerumine. Me käimegi sõprade juures, me leiamegi neid momente, et kuule, me suhtleme päriselt. Et meil ei ole lihtsalt, et teeme kõne peale või paneme kuskil Messengeris, vaid et leiaks neid kohti või kasutaks seda ajupotentsiaali ka siis, kui autoga sõidad, et lihtne tee ots, ma ei tea, poodi koju. Ei, see on väga õige soovitus, et kui meil on lapsed, et me üritame oma sõprusringkonnas ikka ka leida need teised pered, kellega me suhtleme, kui lapsed nagu kellegi muuga väga palju ei suhtle ja teha sellist asju. Paljud pered ju ka seda täitsa teevad loomulikult, aga see on õige, et nagu
kui me näeme, et lapsel seda suhtlust jääb väheks, me saame ka natukene ise kaasa aidata. Me saame teha neid inglise keeles playdate'id, neid mänguõhtuid, luua neid võimalusi. Kuule, playdate, ChatGPT-dega, igal ühel on oma arvutis see, istume laua taha ja siis igal ühel hakkab oma tehisaru. Seda on juba niigi. Kuule, aga sul on üks tööriist selle laua peal, mida sa oled tegelikult näita seda ka, et sa oled loonud sellise väga kihvti asja, et see on üks tööriist, kus on lastevanematele või lastele see, et kuidas seda tööriista peaks kasutama, sest meie oleme mõlemad enda lastega poole peal sellega, et kuidas seda ära kasutada. Jah, mina kasutasin niimoodi, et minu lapsed veel ei oska sujuvalt seda lugeda, et mina võtsime peatüki haaval ja lugesime ette ja proovisime natuke seda nagu mõtlemist ka sinna kaasata. 4-aastasel näiteks oli veel ta väga midagi sellest ei arvanud. Nagu mõned asjad on ju ikka naljakad. Jah, aga 7-aastane juba on natukene mõtleb sellega rohkem, eks ju nagu kaasa. Ja eks ta ongi nagu mõeldud, et ma mõtlesin niimoodi, et ma räägin aastaid nagu käin koolides ja lastevanematele räägin, siis ma alati tunnen, et nagu, tahan räägida otse lastele. Et okei, ma kirjutan siis otse lastele ja siis mõte oli selles, et just, et mis on see kriitiline iga ja meil on täna see välja tulnud, et see iga on seal, kus see nutiseadmed kätte antakse. Eelkõige seal siis, mõni annab varem, siis on raske, aga et seal 5, 6, 7, 8 ja sellele eale, kus on lasteaia lõpp ja kooli algus. Nii et ta ongi mõeldud, et niimoodi, et kui sa oled juba kooli alguses ja teises klassis, sa loed ise, suudad seda lugeda ja veel tahad lugeda ka, loodetavasti ta on niimoodi tehtud. Aga kui sa oledki seal on 5-aastane, 4-aastane, 6-aastane, võib-olla 7-aastane, sa veel ei loe nii hästi, mis on okei, et siis sa loed nagu lapsevanemaga koos peatükk haaval. Ja minu jaoks just tähtis ka see pealkiri ja see mõte on ju, et see ei ole mingi raamat, mis on nutiseadmete vastu, vaid ta on laste ajude poolt. Et kuidas me tegelikult nagu kõike seda osavust ja oskust nagu lasteajudes võimendame. Eks me oleme tänasest palju rääkinud, aga see on see pandud nagu rohkem või täiesti nagu laste keelde on ju. Et nad teaksid ka, et minu aju on osav, ma saan sellega hakkama. See on raske, aga kui ma proovin, siis ma saan sellega hakkama. Minu meelest kõige ägedam asi, mis siin ongi see siin välja toodud, mis me ka ennem salvestus Illimõriga arutasime, et see, et õppimine on meie aju supervõime, et see on meie supervõime ja kui me oma seda supervõimet ei kasuta, siis saame igaüks saab ise enda nagu supermänniks ja supervomeniks, eks ju, et läbi selle, et me saame seda õppimisvõimet kasutada. Just ja et ma olen tänast hästi palju rääkinud, kuidas ongi, sul on see, igal lapsel on see võimekus sees, millegi vastu huvi tunda ja nagu seal ühte või teist asja uurida. Aga kui antakse see väga tehislik asi, mis on nagu on ju seal TikTok, siis ta lihtsalt võidab selle nagu supervõimet su nagu ainus, kus sa seda võimet kasutad, on nagu TikToki videode vaatamine, kuigi sa võiks midagi muud teha ja enda jaoks selle maailma põnevust avastada. Ja nüüd nagu me selles viimases otsas rääkisime, siis tehisaru efekt on sama, on ju. Laste sees on see supervõime, mis siis tõesti seal on ju seal teismeeas korraks on natukene raskem kasutada, aga gümnaasiumis jälle tuleb nagu, et tahavad ise nii palju teha, on ju. Aga kui see tehisaru nagu võtab seda enda peale, siis see aju, see osav aju, ta ei saa nii osavaks, kui ta võiks saada. Ja see on tõesti minu see peamine põhjus, miks ma selle teemal räägin ja miks ma seda raamatut kirjutan, on ju. Ma tahan, et saaksime aru, et meie ajud suudavad palju rohkem. Et meie lastes on nii palju potentsiaali ja et see on tegelikult see meie Eesti nii-öelda Nokia, eks. Aga mulle tundub, et me ei hoia seda praegu nagu hästi. Me saaks palju paremini teha. Ja siis mõtlesin, et ma kirjutan raamatut, siis lapsed saavad ise vaadata ja lapsevanemad saavad neile lugeda ja et siis nagu ma pean vähe muretsema, et kas see sõnum lasteni jõudnud on, et ma ei pea nagu minema läbi vahemehe nagu lapsevanema, kes nagu siis ütleb, et nii, ma kuulsin seal telekast, oli see hirmus pisike kiilakas ajuteadlane, kes ütles, et telefonid on pahad, võtan ära sult, on ju. Et ta saab nagu tegelikult minu sõnu ka nagu näha, et ja aru ka sellest, et see ei ole nagu mitte seda, et ma tahan keelata, vaid ma tahan võimendada ja me kõik peaksime tahtma seda, et meie laste ajud arenevad ja et nad jõuavad sinna, kuhu nad võiks jõuda.
Väga ilus, tõesti väärt soovitus ja kõik võtaks selle tööriist endal kasutusele. No, super hästi kirjutatud, seepärast mulle meeldivad need nagu mõnusalt ongi lapselikus keeles, et ma saan nagu sellest aru, et ongi nagu ala mingi telekas, et ma olen see, kes võib supervõime röövida nagu või et nagu see nagu näited see, et ala jalgpalli on ju, et mängida või kui palju ma aega kulutan tegelikult TikTokis, et palju see teeb päevas, palju see teeb tunnis, palju see teeb aastas on ju ja selle ajaga ma oleks võinud 10 000 tundi juba või taguda seda palli ja saada äkki Ronaldo valmis. Ronaldoks. Isegi kui ei ole päris Ronaldo, aga on, et sa oled nagu ikkagi nagu näiteks oma kooli parim. See on see, mis tegelikult on ka tähtis, on ju, et see lapsel on see eduelamus. Jällegi, nagu on öelnud, igal lapsel ei pea olema samas asjas eduelamus, kõik ei pea olema head matemaatikas või jalkas, aga igal lapsel on kuskil nagu mingi selline elamus ja nagu me oleme korduvalt öelnud, seda saab siis, kui sa teed, sa näed vaeva ja see topeltkasu on see, et siis kui laps hakkab täiskasvanuks saama, siis tal juba on teadmine ja oskus, et kui ma teen ja näen vaeva ja proovin, siis asjad edenevad. Vahel läheb ikka kehvasti. Vahel ei tule välja, aga see on ka osa sellest. Nii et see on üks asi, mida lapsepõlv võiks anda nagu võimaluse nagu sellises liivakastis nagu teha neid asju, eksida, on ju proovida, arendada ennast. Siis kui sa täiskasvanud, sa tead juba, et ma vahel eksin, aga ma teen edasi, ma proovin edasi. Ja vaat see on väga tähtis, et minu meelest ka see pettumustunne võib-olla täna on niisugune samasugune kaduv nähtus, nagu seal mõtlevad ajud ja hüksed asjad, et ma ise olen kogenud seda nendes samustes metsasünnipäevades, kus lapsevanem tuleb, ütleb, et kuule, ärme neid võistluseid tee. Nagu just vastupidi, et me teemegi võistlused, seepärast, et kui see laps läheb nagu reaalsesse ellu, siis need samad reeglid, mis metsas kehtivad ka päris elus. Ta peabki pingutama mingis valdkonnas, et siis saada sealt siis vastutasu mingit tööd või asju teeb. Ideaalis on sul muidugi väga mitmeid, väga erinevaid mänge, kus on erinevad tugevused, et sa tahaksid, et seda saad vaadata, kas see sul nii on, et sa tahaksidki, et erinevates mängudes väga erinevad inimesed on nagu kõige paremad. Seal me toomegi välja, ma ütlengi, et väike jõmm nagu hakkab nutma, et ta kaotas praegu jooksmise ja siis ma vanemale räägin, et aga vaatan, et kutsun selle väikse jõmm enda juurde, et me just lugesime käbisid kokku ja sa olid kõige nutikam seal. Aga kui sa tahad väga heaks jooksjaks saada, nagu ma näen, et sul on praegu teeb see meelehärmi, siis pead palju treenima, palju harjutama. Iga päev natuke joob. Hästi palju joob kohale, aga ma ütlesin, aga ma näen praegu, et sa oled väga osav näiteks selles arvutamises või näiteks kui puu peal otsime tasakaalu, et sa olid seal tunduvalt osavam kui näiteks jooksmises on, et äkki see võib olla see asi, mis on rohkem paelub. Ja anda nagu lastele just need võimalused on ja mitte see, et sa kogesid seda pettumustunnet, ma võtan selle pettumustunde sulle ära või et sa eksisid. See on just see õppimise koht minu meelest. Me õpime siis, kui on natuke raske ja kui me vahel ka natukene läbi kukku. Teistmoodi ei saa. Õige. Jaan aru. Ja me hakkame vaikselt nüüd otsi kokku tõmbama. Meil on niisugune väike kiired, ja kui me ikka ütleme kähkukas siin lõpus. Kiired lõpus, et nagu inimene on täiesti väsinud. See on niimoodi, kui sa poolteist tundi räägid, vaata, siis nüüd on see väga huvitav psühholoogiliselt. Et kui sa poolteist tundi räägid ja kogu mõtled, siis see võimekus nagu oma vastuseid kontrollida kaob. Et see tegelikult väga ohtlik, et on seal. See on selle jaoks niimoodi mõelda, seepärast me kutsume seda, et sul on nurgad nüüd maas. Ei kuule, me rääkisime suhetest alguses, et kui me veel rekordi alt pannud, et nagu Jaani naine kõike seda ei kuulnud, mis me siin enne rääkisime, et see kõik jõusti välja. See kõik lasti välja. Me ei rääkinud midagi tegelikult. Ma ei tea, millest te räägite. Ei. Kohe vaatame. Konfidentsiaalne. Võiks siis lõpeta lihtsalt lause, muud sa tegema ei pea. Ja vaatame, mida ajuteadlane siis vastab sellele. Loomulikult ootused on väga kõrged, et sa siis tead, eks ju, ajuteadlane paneb. Teeme korda ja mööda. Mina küsin järgmise. No teeme nii. Ühe väga hea isa kõige tähtsam omadus on? Kannatlikkus ja mõistmine. Okei. Ilus. Väga ägeda paari suhte salajane koostisosa on? Teineteise mõistmine ja nagu tundmine tegelikult. Kui vastan pikemalt, siis see huviga see, et sa tahad aru saada, kes see inimene tegelikult on. Mitte ainult see, et ta on edukas, tal on ilus auto, vaid et kes ta tegelikult on. Ja selletus, et see lisakoostis on selles ausus, et sa saadki
paarisuhte edu on see, et sa oled täiesti nagu ise, sa ei pea, sul ei ole mingit maski, sa oled see, kes sa oled. Aga me paari suhtes, me rääkisime kohe ajude juurde, eks ju, et väga nagu ei rääkinud. Kas on midagi sellist ka, mis sa paari suhtes teed, et seda nii-öelda, ma ei tea, siis kultiveerid seda, et teineteise mõistmist ja seda, kas teil on mingid sihuke nagu mingid rituaalid nagu paari suhtes ka või mingid väga lihtne asi ongi see, et sa nagu tegelikult ikkagi räägid omavahel õhtul. Tundub, lihtne asi, aga seda paljudes peredes ju ei ole, aga meil ongi nagu me räägime lihtsalt nagu tööasjadest, muudest asjadest nagu praktiliselt iga õhtu on ju. Siis sul on võimalus olla aus, sul on võimalus teist tundma õppida, aga sa lihtsalt ka nagu kultiveerid seda nagu. Ja sa tead ka, kus teine asub, eks, kus tema parajasti nagu on, et nagu see kokkupuutepunkt on. Aga ilus. Lähme edasi. Üks parim kingitus, mida üks vanem lapsele ellu saab kaasa anda. Eks sellest oleme täna pikalt rääkinud, on ju, ongi, et kas sa mõtled nagu, et seda oleks nagu kingitus või see on nagu metafoorina ikka. Et siis me oleme mitte nutiseade. Et ta ongi see nagu oskus areneda, oskus ise toimetada ja et see viimane asi ka otsa panna, mis me siin rääkisime, ka oskus nagu natukene läbi kukkuda. Ja oskus nagu katsumustega hakkama saada, eks. Ja et ta teab, et kogu aeg eriti lapsepõlves ja ka edasi, et tal on see tugi olemas, et kui midagi juhtub, lapsevanemad ikka armastavad teda ja tal ikka on see tugi olemas, seni kuni ta nagu, või isegi siis, kui ta seda ei tea, aga et ta peamine asi, et ta nagu prooviks kogu aeg nagu veel paremini hakkama saada. Et see on päris hea kingitus. Väga ilusalt kokku võetud. Kaua te paari suhtes koos olete olnud? 21 aastat. 21 ilus. Siis on mul on niisugune mõnus paras, et ma alustan siin, viimase 10 on jäänud muideks, Jaan, et ära muretse. Tegelikult nali. Viimane on jäänud. See on mul. Ma mõtlesin, et viimased 10 aastat. Mida see? Viimased 10 küsimust. Sul oli see, et oota, kuidas see nii täpselt teate? Kõigepealt ma analüüsisime, vaata, kuna me oleme siin Kristo kõvad suhte koolitajad, siis me vaatasime ka Jaani vastused, nii see on kehaliigutus on siukene. Aga tegelikult, tegelikult jah, päris kakras küsimus selle kohta. Kõige paremini aitab pikaajalises suhtes kirge hoida. Mõnes mõttes see vastus on nagu sama, et sa nagu, aga vastan teistmoodi, et sa õpid armastama selle teise inimesi kõiki pooli. Ja et sellest ütles, et kirg on minu arvates nagu püsib väga hästi, kui sa teist inimest armastad, eks. Nagu, et siis see kirg ei peagi olema nagu selline eraldi asi, mida sa pead kuidagi kütma, et kui sa nagu armastad seda, kes see teine inimene on, siis sul on see loomulikult olemas. Ja see on see probleem, eks, et ongi meil tänapäeval ka on ju igalt poolt sõnad neid perfektseid inimesi. Aga me kõik peaksime aru saama, kõik kuulajad, siin inimesed ei ole perfektsed ja see on okei, Minu abikaasa on perfekt. Välja arvatad sinu. Väga ilus lõppura. Jaan hakkas kirjasti hästi rääkima, et tõmbaks teise saate osa nüüd peale. Kõrgad on maas ka. Nüüd saame alles päriselt. Uus konkurent Epp Kärsinile. Jaan Aru. Väga ilus. Aga aitäh sulle tõesti, Jaan, et sa meiega tulid ja meil on väike kingitus on sulle ka, et sa saad enda aju jälle ja enda aju sisse paremini vaadata, et meie toetaja poolt, muutus.ee poolt on sulle väike mõtterännak, et saad minna Kaja Kultuurikeskusesse väga ägeda muusikasaatel, võtta kaartuse kaasa ja minna siis 3 tunniks enda aju veel teise nurga alt vaatama. Et ma arvan, et see käinud ei ole, nii et see on päris huvitav kogemus sulle ka kindlasti. Oma aju tuleb vaadata väga erinevate nurkadel. Ja see on üks täitsa uus nurk, kus seda enda sisse. See on väga äge nurk, mida ma soovitan absoluut kõigil, et see on see koht tegelikult, kus nagu Jaan ka ütles, et väga tähtis on vahepeal enda mõtted mõelda läbi, mitte kuskil mujal olla või ollagi korra nagu olla see inimene, kes sa oled. Just. Ja ka mõelda, kuhu sa tahad edasi areneda. Täpselt, ja seal on väga võimalik seda teha, seda saavutada. Ja teine kingitus on vaata see Mees 4. Kõik need raamatud tuleb. Mitte kõik ühe saats, aga värvi sulle koju, selle ma annan kohe, panen kriipsu sinna sisse. Ja osavasse ajusse võtame ka autogrammi sisse. Ja siis teile, meie ägedad saate kuulajad, aitäh teile jälle, et te meiega olite. Kindlasti pange jälle seda jäga nuppu, kui tahate jagada oma sõbraga sotsiaalmeedias. Me oleme selle üle väga tänulikud, et me tahame, et see oluline sõnum, eriti veel tänases saates, eriti tänane saade jõuaks nagu rohkemate vanemateni. Ja kindlasti pane see telli, subscribe, see nupukene ka seal Spotify's või YouTube'is, Apple Podcastis, kus sa seda kuulad. Ja see aitab jälle meil tuua seda tasuta
sisu sinuni ja veel rohkemate inimesteni seda viia. Nii et tee üks väike pisikene liigutus ja teed meile suure teene. Ja kindlasti, kui sul siis nüüd aega üle jääb ja sa taipasid seda, et vahepeal peab ka mölutama, lihtsalt niisama olema ja sa satud ikkagi internetiavarustesse, siis viska papsid.ee lehele pilk peale, et seal on vägevaid koolitusi ja kuidas saad ennast arendada ja peresuhteid. Eriti isadepäevaks, nii et aitäh sulle, et sa meiega olid ja jälle 2 nädala pärast.